Aga kui ma sain 10-aastaseks, siis kuulutati Kalevi motoklubis välja vastuvõtt. No oli 74 või oli 75, ma ei mäleta. Ja räägin, et nüüd ma hakkan. Stopp. Sina lähed ujuma. 21-aastased muuseumi projekte ei ole vaimustavaid. See tundub, et see on elu lõpp. Ja tegelikult kuni 2000. aastani, mul oli kukkumisi palju, ma ei murdnud mitte ühte konti. Et tsiklil sa saad ikkagi veel üsna lõpuni tegelikult ju natuke nagu midagi päästa, et ta sul lappab. No kui satud õigeid asju tegema õige nii-öelda sagedusega kuidagi, siis sa saad kätte. Sa ei pea taga sinna tiiki kaasa ka minema tegelikult. Loisev meeter on umbes tonni, et alustame siis oma 8. Loiseva meetri saadet. Täna oleme taas kord Mumu mootorispordimuuseumis. Meie külaliseks on Arno Sillat. Teeme siin majas oma siis, see podcast on siis viimast korda siin majas. Et täna siis küsimegi Arno käest, et mis saab Mumu mootorispordimuuseumist, kuidas ta üldse siiamaani on jõudnud ja mida ta veel elus korda saatnud on, et hoiame sellist lõbusat lugu ja head kuulamist. Tere, Arno! Kuidas need viimased uudised mõjutanud on? Telefon on kogu aeg punane, internet on päris plahvatanud, sellest võiks öelda, et see uudis, mis tuli, et panete oma uksed kinni ja asjad kolite siit minema. Ütleme nii, et jälle niisugust nagu julma paralleeli tõmmates, et miks see on nii, et inimesest hakatakse rääkima siis, kui ta on pandud juba lavatsile kirstu valmis. On viimane ärasaatmis, öeldakse, oi küll oli tore inimene. Miks sa ei ütle seda inimesele siis, kui ta on elus, eks? Et see, et meil inimesi täna käib, see on tegelikult ju väga vahva, eks? Et tõesti on olnud väga tihedad päevad, telefon on punane, mul ei ole kunagi oma ettevõtluselus olnud nii, et ma räägin hommikul 7:30 õhtul 10:30 vahet pidamata ja mul jäi veel 18 kõnet tagasi võtmata. See oli siis eile. Et täna ma jätkasin sellega ja saime enam-vähem. Nüüd ma täna õhtuks sain joone peale, ma olen kõigile vastanud, kes helistasid. Kirjadele meil teised inimesed vastavad, nii et me oleme saanud nagu selle ära teha. Iseenesest on jälle tore, et see informatsioon läks üles, aga tõesti, kui meil oli emadepäeva näitus, siis see väga kuhugi üles ei läinud, et siis võidusõit ja ema, eks nähtamatu jõud, eks, et kus võidusõitjad rääkisid oma emade lugusid ja mis oli ka hästi südamlik ja tore näitus. Et reeglina ongi see, et kui autod sõidavad normaalselt tee peal ja on midagi ilusat, siis ei ole midagi rääkida, kui autod kokku põrkavad, siis on jälle lugu, et me oleme väga negatiivses selles, aga minu jaoks ei ole see täna ütleme, Mumu lõpetamine üldse mitte nagu negatiivne, et see on tegelikult sulebki ühe niisuguse etenduste tsükli, et meil oligi 8 aastat, me tegime mootorispordimuuseumi nimelisi etendusi ja nüüd lõppevad need nii-öelda gastrollid ära. Et 31. augustil ma kummardan viimast korda eesriide lange, me tegelikult teeme gruppe veel oktoobri keskpaigani, mis on ette kokku lepitud, aga tõesti nii-öelda tavakülastajal on maja kinni. Ja see etapp saabki läbi, nii et igal asjal peab olema algus ja lõpp, et selline lohisev lõpp. Ütleme, et kui enam võib-olla seda vaimustust ei ole nii palju ja ütleme ikkagi üle 100 000 inimesi on läbi käinud, et ega huvilised on saanud käia. Kõigil on olnud võimalus, kes ei ole kuulnud, võib-olla tuleb kõrvad lahti hoida rohkem, vaadata ETV-deks, vaadata sellised kanalisid, mis on usaldusväärsed ja saada sealt informatsioon ja tegelikult otsida neid kohti. Eestis on fantastilisi kohti, ma ei mõtle ainult muuseumida, kus keegi midagi teeb. Kes peab väikest restorani, kes kusagil küpsetab veel kala, kes toodab mingit puidust asju kusagil Peipsi järve ääres võib-olla või kasvatab väga häid sibulaid. Avastage neid inimesi, ärge mitte vaadake, oi kui kahju, jälle üks pandi kinni, et ma ei jõudnud sinna. Seda tuleb teha siis, kui need ettevõtted on elus. Ja sellega tegelikult toetada sellist kodumaist ja maist ettevõtlust väljaspool Tallinna linna. Et Tallinn on üks asi, see on üks majandusruum ja nii kui me liigume sealt ikkagi paarkümmend kilomeetrit eemale, siis on täiesti teistsugune majandusruum. Et kui me seda nagu ei oska hinnata, siis tegelikult elu vaikselt maal
noh, mingil kujul lõpeb, eks, et me tulime siia, tõime oma projekti. Rongiliikluse no ütleme, sellele andsime kindlasti oma panuse, nii nagu Haapsalu seltskondki ja nii-öelda noh, nagu torkisime tagant või nügisime, et see tuleks. Alguses, kui me 2007 ostsime selle hoone, siis ma käisin MKM-is rääkimas. Tookord ma olin Autospordiliidus veel. Ja läksingi nagu, et muuseumi asja, et kuidas oleks võimalik Turbasse siis Riisiperest tuua rongiliin tagasi, mis 97. aastal erastati ja siis üles võeti ja metalli müüdi. Võib-olla see ei olnud kõik nii kohe ja otse, võib-olla keegi tahtis liiklust hoida, aga reaalselt ei hoitud, nii et raudteeliiklus lõppes Riisiperest Haapsaluni. Ja siis mind naerdi seal välja, siis ikka nii-öelda loksutati ühest toast teise ja lõpuks oli mingisugune raudteevend. See ütles, et odavam on igale inimesele Riisiperest Haapsaluni edasi osta auto igas külas, kui et taastada rongiliiklust. Et see on crazy idee, seda ei tule mitte kunagi. Aga elu on näidanud, et sa pead hakkama tegema mingist otsast kuidagi hakkama tegema. Juba see, et me arendasime muuseumit, see tegi Turba nagu kuidagi moodi niisuguseks huvitavaks. Miks ta teeb Turbasse ja mida ta seal teeb? Missugune äge hoone, see on ju tõesti, ütleme, fantastiliselt ilus historistlik hoone. Ütleme, kui siin me hakkasime tegema, siin oli kogu aeg paarkümmend ehitajad peal. Ühel hetkel Keila tarbijate ühistu avastas, et sinne pood on nii väikseks jäänud, siuke vana maapood nagu oli. Võeti see jala pealt maha, ehitati palju suuremaks, et kuna poes oli käibed kasvasid kogu aeg. Ja mingil hetkel õnnestus rongiliiklus tõesti taas, see oli keskerakondlik valitsus. Need leidsid, et maainimese heaolu on oluline. Ma käisin seda ka siin seal rääkimas, teised ka käisid. See kuidagi veel avamisega ka veel kuidagi sattus kokku hästi. Ei, avamise me tegime kevadel 6. aprill ja see oli detsember, äkki 9. detsember või midagi niimoodi, kui siis peaminister Ratas esimese rongiga saabus, nii et nii nagu vanasti, eks oli, et rongiga tuleb siis keegi tähtis mees. Et see oli nagu tore ja see näitas, et ühiste jõududega saabki mägesid liigutada, et rong hakkaski käima, kusjuures planeeriti kuni Haapsaluni välja iga aasta jaamavahe. Ja siit edasi ka kõik keskkonnauuring või need keskkonnamõjude uuringud ja need asjad tehti kõik ära, nii et lihtsalt ühel hetkel valitsused vahetusid ja leiti, et see ei ole prioriteet. See on tegelikult prioriteet inimesele. Ma omal ajal vaatasin palju BBC uudiseid. Iga aasta paar korda sattusin, kus kuninganna Elisabeth käis mingit raudteeliini kusagil avamas, kusagil pärapõrgus. See oli selleks, et mingisuguses väikeses külakeses jääks suitsud alles. Isa saab käia rongiga lähimasse keskusse. Tänu sellele ta tuleb õhtul koju. Võib-olla veel keegi käib samamoodi, see tähendab, et tema naine võib-olla saab olla kohapeal lasteaiakasvataja, poemüüja. Tähendab, elu jääb külasse alles. Bussiettevõtja on eraettevõtja. Kui kedagi peale ei tule, siis ta sealt liini ei ava. Või ühel päeval ütleb, et mul business ei ole kasulik. Rongiliiklus on see, mille tagab riik. Jõukad riigid seda tagavad, isegi vaestes riigis, Indias on ka, see on põhiline, eks ju, mis on rong, eks, Ameerika Ühendriikides, eks. Et selles mõttes nagu Eestil võib-olla Rail Baltic on, öeldakse suur ja äge ja kaugel ja kõik hakkavad käima ja kaubad liiguvad, millised kaubad ma ei tea, me konkurentsivõimest lähme täna tänu elektrihindadele välja. Aga võib-olla hakkab, ma ei oska selles nii väga, ütleme, ei plussi ega miinust, aga koha pealne rongitransport. Ma ütlen, bussiettevõtjad räägivad teist juttu, et palju odavam on seda teha ja selge, et rongiliiklus on riigi poolt doteeritud ja riigi poolt garanteeritud, kuigi praegu tundub, et juhte ei ole ja ikka bussid sõidavad lõpuks. Ja rongiga on palju mugavam sõita ka, et sa lähed peale, sa saad mingid oma tööd teha, kõik ei ole nii tihedalt. Täna vist siit sõidad rongiga sama kiiresti kesklinna, kui tipptunnil Viimsist hakata autoga sõitma. Natuke üle tunni aja, et ma käin kodunt laagrist, tulen ka rongiga. Et suvel, kus on niisugune ootamatusi palju ei saa, aga talve poolel, kui on, ma tean, millise rongiga lähen, millisega tulen tagasi. Ja kesklinna ma sõidan ka vahel rongiga, et kui on raudtee ääres, ma saan jala kuhugi pääseda. Bussi ja trammiga linnas on, siin on ikka oled umbes, nii et siis juba vahel on autoga sõidad 20 minutit ja rongi ja trammidega või bussidega, nii et kesklinnast jälle välja, nagu meil Tallinnas ju transport käib, eks. Ümber linna ei käi ju midagi, et siis sõidad teinekord mitu tundi, eks selle bussiga. Tahaks küll minna ühistranspordiga, aga kui autoga on 20 minutit ja bussiga 2 tundi, siis täna ei, eks. Aga see selleks, nii et see rong oli suur ühisprojekt.
aga räägime sellest, kuidas üldse kõik see asi alguse sai. Millal oli see esimene asi, kus tekkis üldse idee hakata looma sellist muuseumit, kaua see kõik aega võtnud on, kuidas üldse siiamaani no ütleme, et eeldused olid loodud sellest, et minu isa, ema ja emapoolne vanaisa töötasid autoremondi-tehases, kus tehti vormelautosid. Vanaisa töötas selles ettevõttes 1919. aastast läks. Siis ta oli 16-aastane, läks sepa õpilaseks, ta oli ühesõnaga riidekapp niisugune, sama pikk kui lai ja maadlust teinud ja tema laulatussõrmus, mis käib selles peenikeses sõrmes, see on nii suur, et see mahub see pöidle peale, et sinna läheb teine sõrm ka vahele, et ta oli ikka sihuke ütleme sepatööks kohastanud kuju. Ema-isa said tehasest tuttavaks, isa oli tipi lõpetanud, ema oli joonestaja, algus oli kalkeerija, need on need, kes teevad kalkade peale jooniseid. Pliiats kipub aja jooksul ära kustuma. Siis tehti kalkade peale, kalkade pakk on palju õhem kokku voldituna, et sai arhiivis palju paremini hoida ja koopiaid oli palju parem teha. Hiljem ta oli normeerija ja siis oli patendiinsener veel. Ja mina olen siis tehase polgupoeg nii-öelda, et sündisingi tehases ja nime sain Arno Joala järgi, kes oli siis Jaak Joala isa ja oli tipptreial. Ja ütleme selline, aristokraat, kuigi ta oli lihttööl või ta oli 6. kategooria, kõige kõrgema kategooria treial. Väga hea lauluhäälega. Asjatundjad ütlesid parem lauluhääl kui pojal. Konservatooriumi ta astus, aga seal öeldi talle, kutsuti kõrvale, öeldi, et sa oled olnud abiteenistuses. Sõja ajal siis noore poisina oli lennuga abiteenistuses, ka mitte ta ei läinud vabatahtlikult, aga võeti. Et sind ei lasta kunagi lavandale. Mine otsi endal tööliseriala ja siis konservatooriumist tulles esimene tööstuskool, mis ette ja seal õpetati treiali. Siis tänast tuli treial, nii et ma hakkasin tehases käima mingi 4-5 aastasena. Lasteaias ei käinud, mu vana-vanaema vedas mind linna, tema oli mu pealogistik, ise läks kohvitama oma tsaariaegsete sõbrannadega. Ja kui ta ära suri, siis muidugi pandi mind lasteaeda, nii et ma 1,5 aastat käisin, see oli siuke õudne kogemus. Ma olin harjunud täiskasvanute kollektiivis olema. Kõik poputavad, kõik ju, vanaisa oli seppade ja termistide brigadir, ta kutsuti vedrujäme. Ta tegi, tema spetsialiteet oli vedrudele õige termika tegemine, nii et vedru jääb elastne ja samas ei purune ja kõik niisugused asjad. Ja tema kunagi ei vaadanud, kui tulid need ahjud, kus on temperatuur peal. Ta ütles, see on kõik jama. Sa pead vaatama läbi akna metallivärvi. Ja vaat siis sa saad selle õige kätte, kui sa vaatad värvi järgi. Ühtlane valge või ühtlane punane või vaat siis paned õlisse või vette või kõik need tehnoloogiad, meil olid peened nimetused, tema tegi seda nii-öelda, ta oli seda õppinud, katsetanud ja teinud nii, et selles mõttes mind seal kollektiivis hoiti, nii et ja siis mul olid õigustatud ootused muidugi, et ma hakkan võidu sõitma. Üllatav oli see et mus ei tekinud mitte mingit tahtmist sõita autoga, vormeliga või kardiga, eks kardibrigaad oli ju ka tookord, teisel korrusel. Ma teadsin algusest peale, et mootorrattasse minu ala. Miks? Ma ei tea, ma ei oska öelda, kus see tulda. Võib-olla oli see, et mingil ajal isa tellis kehakultuure, Svet Motorut, Illustriiter Motorsporti alguses endale, hiljem ka mulle. Kodus mootorratas oli olemas? Isal oli K55, oli, ütleme, tänavasõiduratas, mille isa oli kunagi krossikaks teinud ja siis see oligi krossikana säilinud. Ja mingil aastal, see oli mingisugune, mis ta hakkasin lubasid saama, siis ma tegin ta tänavasõidurattaks tagasi, sellega sõitsin. Ma käisin koolis sellega. Nii et ütleme, peaaegu aasta ringi ma hoidsin endal kätt sooja. Aga kui ma sain 10-aastaseks ja siis kuulutati Kalevi motoklubis välja vastuvõtt, oli 74 või 75, ma olen mäleta. Ja räägin, et nüüd ma hakkan. Stopp, sina lähed ujuma. Tööjureservide ujumiskool kuulutas ka vastuvõttu, viidi mind sinna. Ja aastakümneid hiljem juba peale isa surma, siis ema seletas, et miks te nagu mõlemad, ma saan aru, et emad harilikult ütlevad ei ja isa ütleb muidugi, lähme paneme, mõlemad ütlevad, et ei, mitte mingil juhul. Et tegelikult oli põhjus selles, et ju 70-ndatel inimesi sai otsa võidusõidus, Eestis ka. Ja kuna vanemad olid nii sügaval võidusõidu sees, et siis need olid nende tuttavad, mõni oli nende sõber, Henri või see, mitte Toivonen, aga Jarno Saarinen 73 koos Pasoliniga said otsa. Ma ei oska öelda, kui palju see isa mõjutas, ega ta polnud Soomes käinud, eks, aga ikka ajakirjanduse kaudu ja suured
Illustrator Motorspordis oli suur niisugune kuulutus, noh, musta raamiga, kuidas ta sai otsa ja kõik niisugused asjad. Hiljem ma seda lugesin, õppisin saksa keelt selle abil. Et noh, ma saan sellest nagu hiljem aru, kui seekord oli või siis 10-aastasena või 11-aastane, see oli kilge pettumus, mis kuradi ujumine, ma ei taha ujuma, võidusõitu. Aga mu esimene treener oli Vaike Strandberg. Omal ajal liidu tippujuja, vist oli äkki Selili ujuja. Ja mingil hetkel ta tuli karusselli pealt maha, hakkas noori kasvatama ja küll ta oli inimlik treener. Muidu haritud treenerid ikka on, ka noorte treenerid on siuksed, et noh, nagu sõdureid kasvatatakse, peab ja kõik ja distsipliin. Ja tema rääkis muga ikka pidevalt, ma tegin pätti, et mind välja visataks. Et siis oleks põhjust nii-öelda pakkuda vanematele välja, et näe, siin on Kalevi klubi avaldus, kirjutage alla. Ja räägib, et käi ikka ujumas, et ujumine annab sulle põhja all. Ta kunagi ei sõimanud mind või noh, ei riield, et ma ei käinud jälle trennis ja noh, vanemad helistasid, kas oli, et siis ma ei pannud tähele. Noh, umbes nii, et noh, tead, ei tea, äkki oli siin kusagil. Ta ei rääkinud mind kunagi sisse. Ja need olid nii soojad ja toredad sõnad, et siis ma käisingi korralikult ujumas, sest ta põhjendas, et vaata, kui sa võidusõitu jõuad minna küll ja küll, sest noh, Agostini ütles ju ka 18-aastaselt. 50-ndatel, 60-ndatel see oligi reegel, lapsed ei sõitnud võidu. Ohtlik ju, eks lapsed saavad haiged, 18-aastaselt load, palun sõida võidu, enne mitte. Nii et selles mõttes nagu, noh, ta sai väga hästi aru, et aega küll, et ei ole kiire, et ma ei pea 10-aastaselt alustama. Ja ma käisin ujumas ja noh, lõpptulemus ma tulin Eesti meistriks ujumises. Mingi suvised seeria meistri, kus sellele ei saa liiga suurt kaalu panna. Minu vanused ässad olid siis üle liidu laiali mingites laagrites ja siis oli Irte pidu, eks, et siis mingisugune naljakas diplomõnestus saada. Ja noh, siis ütleme, eks ma proovisin Kalevis ka ära ja noh, ma tegin seal võltsisin allkirjad vanemate omad ja siis sain kuidagi jutule sinna ja siis muidugi noh, Jaan Küünemäe, isa oli hea sõber muidugi, siis tore, et see poiss tuli. Mis mõttes tuli? Siis muidugi noh, okei, tuli, siis tuli, tore on. Kodus muidugi tehti gestapot kohe, eks. Sain ikka karistused ja mitte väiksed, eks. Et selles mõttes nagu noh, seepärast ma võltsisin allkirja. Muidu, noh, see oli jälle ettekääne, hea oli siis nii-öelda keredes anda või noh, ma ei tea, võib-olla. Aga said siis käia siis reaalselt trennis ka või ikkagi oli nii, et ei tohtinud sinna hoovi sisse astuda? Mingil hetkel oli siis nagu vanemad natuke leebusid, et noh, ujumas pead ikka käima edasi. Strandbergiga saime kokkuleppele, et ma ei käi kogu aeg ja kõik, aga siis treener Strandberg, noh, ta sai ilmselt aru, et temas ei ole sellist julmust kasvatada noorsportlasi niimoodi. Ja tema siis siirdus kutsekoolide treeneriks, kus tulevadki nii-öelda koolist õppijad, keda ta siis trennib, kus ei ole tippspordiplaane, kus on see, et õpetame inimesed ujuma, noh, kes tahab natuke rohkem, siis ta juhendab neid ja siis ta hankis mulle sinna võimaluse käia, sest vist peale tema aega mind visati kõige ruttu välja, sest ma olin siuke imelik frukt, kellega noh, ma ei tea, ütleme siis need nii-öelda tõsised treenerid kuidagi ei midagi peale hakata. Ma mingit pätte tegin edasi, vaata Strandberg oli tema nagu, ta oli nagu vanaema või noh, ta ei olnudki siis nii vana, ütleme vanematest võib-olla natuke vanem. Aga vaata tema puhul ma ei saanud enam pätti teha. Vaat see oleks teda kurvastanud. Võttis jõu ära. Jah, et selles mõttes ta suunas mind ikka noh, ütleme inimeseks kasvama. Ja siis ta aitas mind sinna kutsekoolide gruppi, siis ma käisin seal ise tegin ja selle kõrvalt siis ma sain kuidagi vanemate lõpuks seletasin ära, et mind visati välja ebaõigluslikult, blä. Ja siis ma sain midagi teha, aga siis hakkas õppimine, läks jälle nihu, sest noh, Kalevis olid ikka, ma ei mäleta, ju see Kalevis oli ikka. Et keegi seal, et mingisugune siuke mingi papi, ju ta sõitja oli. Mis sa lähed kooli, see on hobuse varastele. Ja ma olin siis mingisugune, ma ei tea, 12, 13, eks ole, mingi 7. klassis või 6. või noh, siis kus õppida on vaja tegelikult, baasteadmised. Mis sa lähed kooli, tule tead, aita mul ratast teha, siis ma tule kihvt, tead muidugi, tead, oled nagu inimene. Noh, mingi elus pettunud känd, kes ei olnud ise õppinud, eks, ja siis üritas seda nii-öelda tuletada edasi. Ja noh, õnneks vanemad said juttu jaole, et ma jälle koolis ei käinud ja kahed lendavad ja kõik ja siis muidugi pandi jälle see, et motoklubi on nüüd out, et ei mingit juttu. Nüüd käid ujumas edasi ja siis Strandberg aitas meid Kalevisse, Kalevi ujumiskooli. Siis ma olin selle ise trenniga, olin suutnud enam selle tasemele, et Eve Maureri gruppi mind võttis vastu.
ja siis jäi võidusõit natuke kõrvale. Mingi aeg võib-olla jälle sain kuidagi, aga noh, ütleme nii, et tol ajal ma olin hingelt ringraja mul ei ole nagu motokross. Noh, tol ajal oli see Kalevi motoklubi vastas, see motokross, seal olid väiksed hüppedega, siis polnud ju niimoodi, et hüppame tähtede juurde ja tagasi, eks. Seal oli selline, noh, madal, sa õpid mootorrattaga sõitma väga hästi selle peal. Ja saime sõita küll ja ma mäletan isegi mingis grupis oli seal vist 50 matsi võeti vastu, siis kuidagi ma sattusin sinna sappa. Ja see oli see, et alguses siis pühastati põrandaid ja nii-öelda käidi jooksmas ja seal kadus see grupp õige ruttu laiali, et kui me tahame nagu krossi joosta, siis me ei tule mitte Kalevi motoklubisse, et joosta, siis me läheme kergejõustikku tegema, eks. Noh, osadel oli siuke nägemus ja siis põranda pühkimine käis mõnedel närvidel ja et lõpuks vist jäi 3 või midagi niimoodi. Noh, siis oli juba isa ütles nii, et nüüd sa pead käima, nüüd ei ole tagasi tulekut. Ja siis oli ühel päeval Jaan Küünemaa mingisuguse, oli Minsk või oli Kabrov, et saab välja, pani käima, et võt nüüd lähme teeme igaüks 5 ringi ja kes kõige parema ringi teeb, et selle võtame Tihemetsa kaasa. No, mul võivad olla natuke need ajad ja millal see täpselt oli ja kuidas, aga umbes niimoodi. Kuna kross mulle ei meeldi, siis ma olin kõige aeglas. Ja mina ootasin oma ratast veel, et oi, kui kaua. Siis anti mingi hunnik pihku, öeldi, et siin on sinu ratas. Hakka sellest kokku panema, siis Jaan vaatas, et hakkab tegema, isale rääkisin, et eks isale ta oli öelnud, et sellest ei olegi võimalik ratast kokku panna, siin on mingi 3-4 ratta osi, et mingi kola hunnik. Ta vaatas, et teeb. Ja siis lükkas minu oma ühel hetkel välja ja see oli vist Minsk, oligi siuke krossi Minsk nagu siin korrus allpool. Et noh, siis selle ajal ju Riigasid ja niisugused ei olnud, mis nagu nooremale nagu konti mööda on. See oli ikka suur ja kõrge ja jõuetu ja ei läinud mul see asi kuidagi. Nii et seal oli vaja teha noortel, vist kuni 16 aastat oli see, et ringrajale saada, tuli täita noorte esimene järk. Ja selle täitmiseks oli ikka see, et sa pidid noortega koos, seal olid ikka niisugused, ikka tõsimeelsed motokrossi mehed, neid oli seal mingi 10 või rohkem. Et sa pidid tulema mingi suhteliselt kõrge koha peal vist mitu korda, nii et ma olin ikka seal kõige lõpus. Mingit lootust. Siis ma sain 16, et siis oli täiskasvanud 3. järk, see oli vist 3 korda pead lõpetama või ühesõnaga mingisugune põtt, sõidad ja saad oma kätte. Aga siis jõudis kuidagi moodi kooli lõpetamine kätte ja siis tegelikult isa lubas, et 8. klass, et siis võid nagu õpingutele pühenda, et saada ikkagi edasi keskkooli ja siis hakkas juba kuidagi see kõva ketas hakkas nagu paika lõksuma, et ega kõik, mis vanemad räägivad, ei ole jama. Midagi on nendes ka tõde, et 7. klass läks veel karmilt, aga ja siis ma sattusin vist enne 8. klassi, mul vend on 10 aastat noorem. Tema ei ole tehnikin, tema on arst. Tema käis Kadrioru Väli ujulas, käis ujumiskursustel ja ma sain vahel niimoodi suures basseinis ujuda. Ja üks päev tuleb minu juurde see lastetreener Silvi Press oli, selline naistreener. Et kuule, et sa ujud, et kuule, et kas sa viievõistlusse ei tahaks tulla. Ma ütlesin, et tegelikult ujun sellepärast, et võidusõit. Sõber, sinu tund on tulnud. Oli siis 79, 80, viievõistlus, moodne viievõistlus, Pentaton moderne kutsuti seda ala, see on tegelikult keskaegne viievõistlus. Ma ei taha nendega kuidagi midagi halba öelda, aga hobune, vehklemine, laskmine, jooks, ujumine. Moodne ta ei ole, ütleme. Ta on peen, võib-olla ratsutamine on ikka selline šikkala, vehklemine ka, eks, aga et mitte kõige moodsam. Aga et rahvusvahelises föderatsioonis käib selle ala moderniseerimine praegu, et hobuse asemel tuleb motokross ja vehklemise asemel tuleb mingi käsivõitlusviis, mis on kõigi jaoks uus. Aga ma olin mõlemed teinud. Kõige paremini andis punkte ujumine, selle järel jooks, kus sul ei olnud piiri. Ratsutamis oli 1200 punkti, kui sa läbid vigadeta, mingi ajalimiidi sees. Nii kui hobune ütleb sulle, et tead, hüppa ise, siis sa võid saada 0 selles, eks. Laskmises oli punktide järgi ka 200 silma, siis said 1200 punkti. Aga ujumises, mida kiiremini sa ujusid, mida kiiremini sa jooksid jooksus, seda rohkem sa said punkte. Ja et see on sinu ala, et kuule, sa oled kohe Eesti meister. Mis Eesti meister mind ei huvitanud, aga ma leidsin tagaukse, kuidas oma perele selgeks teha, et see on nüüd justkui ujumine ka, aga võidusõit ka, et vaata jälle, et siis ma saan natuke harjutada ja legaalselt kõike.
ja siis ma läksin Via võistlusse hobustest, muidugi tähendab, ta oli algus, noortel oli 3 võistlus, jooks, ujumine ja vehklemine või laskmine, kumb, siis tuli 4 võistlus ilma ratsutamist ja ma tegin neid mõlemid. Ja tänu jooksule ja ujumisele ma sain päris hästi punkte, nii et ma paistsin kuidagi silma. Ja siis mingil hetkel tuli koondise peatreener Johannes Peets, tuli siis noorte tulevaste asjadega vestlema. Ta oli selline ikka härra, klubi pintsak ja pakid nagu homoloobil ja siuke rahulik, noored seltsimehed ja kõik. Pidas süttava kõne ja seltsimehed on või noored. Ta ei nimetanud meid härradeks, ei olnud kombeks. Kuidagi moodi nii. On teil küsimusi? Palun, seltsimees Peets, millal me mootorrattad saab? Ta oleks saanud, ta oleks mul kaela kahekord, ta läks näost punaseks, siniseks, roheliseks vaheldumisi. Üle minu laiba toimub see rumal protsess, keeras otsa ringi ja läks ära. Ja pärast siis vanemad viiavõistlused olid, mis sa kurat loll oled või? Peets on ratsutamistreener. Ta oli rahvusvahelises föderatsioonis, nii et ja lõpk oligi see, et siis ma sain aru, et koondise peatreeneriga on nüüd kõik, et tema ala minu varju ka ei taha näha. See on mingi idioot, kes ajab mootorrattaid, aga tema kalli ala vastu olen. Ja siis muidugi mingisugune aeg hiljem otsustati ära, et jääb nii nagu on. Et täna käib see, et võib-olla ratsutamine jalgrattaga asenda, sest viievõistluse rahvusvaheliste võistlustel on, kuna hobused loositakse, siis on hästi palju seda juhuslikkust. Et mootorrattad sa saad ajada enam-vähem samasse, mingi väikese tolerantsiga erinev võimsus, aga ikkagi enam sama. Mootorrattas ei vaata sulle otsa ja ütled, aga sinuga ma ei hüppa täna või et sul on siuke loll moll lees. Ühesõnaga, sul ei ole oma hobune. Üks pea on liiga palju seal ratsutada. Põhimõtteliselt küll jah, et hobune ikka mõtleb ja vahel vaatab, et ei, selle mehega ma ei hüppa, teisega küll, nii et jah, see on kuidagi edasi arendada. Minu viievõistluskarjäär siis lõppes ja siis oligi tegelikult, ütleme, siis tuli gümnaasium peale, siis ma tegin igasugust asju vahepeal, siis kuidagi see võidusõit jäi natuke kõrvale. Siis oli juba see, et tegelikult ikkagi eesmärk, et õppida niimoodi, et saad ülikooli lõpuks sisse, tollal oli, ma olin siis ikkagi tee valinud, et isa jälgid, isa oli autoinsener. Ta oli oma töö ja kõige sellega oli nii palju tekitanud mu suvi. Ja see tehase periood ja kõik see. Ja tegelikult siis isa rääkis ka sellist asja ju, et autoinsenerid ju paljud siirdusid ju autobaaside direktoriks, transpordiettevõtete juhtideks. Algus mitte juhtideks, algus peainsener ja siis tõusid ja haridusega mehed 7-80 vahetasid neid varasemaid mehi välja, kellel ei olnud haridust alati. Ja et autobaasi juhtide põhihobi oli tol ajal autoralli, aga et seal on kindlasti saad ringrada sõita ja leiad võimalused ja küll sa jõuad sõita. Mitte enam siis kuhugi, et me jõuame tippu, aga et sa saad sõita küll, et pühendu täna õpingutele. Et ma olin selle kooli nagu selle 7. klassis saanud, et on mõistlik õppida. Et mitte et kutsekooli vastu meil ei olnud midagi, aga mulle tundus, et tegelikult haritud, ütleme, kui sa harid ennast edasi, et siis sul on võimalus tegelikult, nõukogude ajal tegelikult insener sai olust vähem palka kui näiteks, ütleme, see sama Treial Joal, kes teenis rohkem kui ministrit kokku. Kui eriti kui Estonia velgesid treiti, mida igavesi ei osanud treid. Magneesium ja alumiinium sulamad, põlem. Temal ei läinud. Aga et ikkagi mingi tunne oli, et tahaks ikka saada ütleme, õppida ja näha suuremat pilti. Eks isa eeskuju oli ees. Ja siis oligi see, et kuidas see muuseumi asja alguse sai? Kool ja siis ta niimoodi lähebki järjest. Keskkool, siis tipist võeti esimese kursa järel sõjaväkke. Ma olin Ukrainas, seal ma sain vaadata mitmel korral Tšernovtsõs peeti liidukate etappe, nii et seal Aadu Sikk ja Andres Kristinu, keda ma tundsin juba siis, kes olid muidugi nii, et ma vaatasin, mõne aasta olid vanemad ka vist. Et omal ajal, kui me sõitsime, siis ikka neid vaatasid nagu ütleme, siuke ussike päikest, eks nad olid ikka nii üle, et sakumehed eriti, eks mina olin siuke kuradi amatöör nende hulgas, aga siis rääkisime ja siis kuidagi võidusõit on ikka äge ja kõik ja siis ma tulin tagasi, 85 aasta. See oli aasta, kui Tallinna autoremondi tehas, kus vormelit tehti, vormelautosid Estonia, tähistas 2 sündmust. Esiteks sai valmis 1000 Estonia ja teiseks sama aasta sügil järgmise partiiga jõuti maailmas teisele kohale toodetud vormelite arvult.
inglaste Loola järel. Loola oli kohe saame kätte. Ja tehase peadirektor Peeter Kulm, tal tuli mõte, et avaldame raamatu sellest. 1000 Estonia, mida iganes mingisugune, et see on ikka nii äge, et avaldame. Ja ta autoinsenerina ei usaldanud ajakirjandust kuigivõrd, et noh, materjal tuleb ikka panna inseneride poolt kokku, ta tellis tipiautoga teedest tudengitöö, uurimistöö. Ja 2 5. kursuse tudengid siis 85. aastal said selle töö enne diplomi praktikat, no nagu kursuse töö raames, võtsid 30 ja natuke rohkemalt veteranilt intervjuu, kirjutasid oma lugulaulu kokku, said oma arvestust, tehas sai koopia, aga Kulm oli ümber mõelnud, et ei anna seda raamatut praegu välja. Anname siis, kui me jõuame esikohale. Nõukogude Liidu lõpp oli küll tulemas, aga seda siis veel ei paistnud. Gorbatšov oli just saanud võimule ja Dossav muudkui aga tellis. Estonia 21 oli ju kõige enam tehtud Estonia, 316 autot. Et kõik eeldused olid, et meist saab kohe maailma suurim vormelautode tootja Tallinnas Viru hotelli vastas. Et raamatu anname siis välja. Noh, mida ei jõudnud esikohal, raamatut ei tulnudki, aga keegi veteranidest ja ma ei tea tänase päevani, kes lasi lahti kuulduse, et neid intervjuusid tehti selleks, et tipiautoga teedrisse Kopli tagaotsast tuleb Estoniate muuseum. Ja siis hakkasid papid tooma oma kodinaid. See vist oli juba 85. aasta lõpp, nii et ma olin sõjaväest tulnud, läksin tippi tööle õpingute kõrval, sest siis oli tipil 83. aastast oli leping autotranspordi ja maanteede ministeeriumiga ja Estoniate arendamiseks. Siis arendati välja katsestendid, mis siin teisel korrusel on ja vaakumstend, millega kanaleid proovida. Noh, mis iganes veel, telemeetriat arendati välja, et saada nagu info auto kohta nii-öelda arvutisse otse. Sellega tehti väga tõsist tööd ja Jean Totiga me avamise ajal diskuteerisime, kus oli telemeetri enne, kas meil või temal. Et me lõpuks ei saanudki päris täpselt aru, sest ta ütles siis, kui ta Ferrarisse tuli, siis juba oli. Nii et aga me ei saanud rakendada, kuna me ei saanud sideluba nõukogude aja lõpus. Kardeti, et piiriäärses piirkonnas me anname sensitiivset informatsiooni, mida vaenlane kuulab pealt. Auto nii-öelda võimsus, karakteristikud, õlitemperatuur, rehvide temperatuur ja veel niisugune. Selle järgi otsustatakse, kus kohas Tallinna ümber on tankiväeosad. Niimoodi siseministeeriumi formuleering. Nii et ühesõnaga, sealt 85 oli see aasta, kus täna on siis 40 aastat. 40 aastat saigi sellest mööda, jah. Ja siis ühel päeval oligi, et isa kutsus mu välja, sest nüüd kola oli seal, minu arust vist oli dotsent Varvas, kes kõige vähem vist tookord seal oli, tal oli väiksem koormus. Tema laua ümber oli juba kodinaid tekkinud, mingid kilekotte ja hunnikuid, mingid karikad ja mingid varuosi ja siis ta pani pahaks ja kateedri koosolekul oli siis seda arutatud. Noh, hea küll, aga et teeme siis, kui tahetakse tuua, võtame vastu. Et isa oli ju ka tehase veteran sisuliselt, eks. Ja kutsub mu välja, ütleb, sina sõber oled võidusõitja, et sina hakkad nüüd sellega tegelema. 21-aastased muuseumi projekte ei ole vaimustav asi. See tundub, et see on elu lõpp, et tolle nägemises ju, ütleme, muuseumis töötasid ju, ütleme, selline vanaema, seal koob vahepeal siis vaatab, et see midagi ära ei virutaks, käib sussidega ringis ja minu nägemus tollel. Ega tänase palju ei ole muutunud suurtes muuseumites ja maani istuvad vanaemad seal, eks. Mitte nad kuidagi pahad on, vahel on mõni väga lõbus ja kostümeeritud ja asi on edasi läinud, aga ikkagi vanaemad. Kurat, siis ma pean seda jama tegelema. Ma tulin ka teedesse tööle selleks, et ATMM-i lepingus oli kirjas, et tehas eraldab ühe vormeli ka. Ma mõtlesin, ma olen kõige noorem, sest suuremad õppejõud ja vanemad, need ei oleks sisse mahtunud. Ma olen äkki siis selle projekti katsesõitja ja mis iganes. Lõpuks seda autot ei tulnudki. Nõukogude Liidu lõpp ja kõik asjad muutusid, aga mul oli lootus, nii et siis ma sain selle kuradi muuseumi endale. Õnneks see veteranide käik lõppes. Kes tahtis ära anda, kellel kodus perenaine ütles, et sinu kulkusid mina elan, kurat, ei pühitolmusid. Olgu need kadunud. Aru saadud, et 40 aastat on seisnud koledad nõukogude aastat karik. Välja prügikasti või kuhu iganes. Muuseum. Ma annan sinna, et vähemalt on süda rahul, et näe muuseum. Ja Õiguse koht. Ma ei mäleta isegi, palju neid käis elamist. Ma võtsin seda nii väga väga kergelt.
Õnneks lõppes otsa, ma sain teha muid asju ja seal tegime seda stende ehitasime ja tegime. Kuskile need asjad siis paigutasite nii kauaks? Need olid lihtsalt kapis, mingisugune kapp eraldati ja seal teine kapp ja siis veel midagi ja noh, siis tuli mingid varuosi keegi tõi ja Estonia jupid kõik, noh, see oli mingid Volga ja Sigmas. Et noh, nagu lihtsalt sai lahti, et siis sai nii hea tunde, et ma sain anda, et noh. Ja tegelikult noh, ütleme sisse vaikselt ununes, ma lõpetasin tipi ära, sain suunamisest lahti, õnneks mul oli suunamine tippi. Et siis 90 hakati mitte silberautot, aga mind nõukogu baasis hakati Mercedes tegema. Noh, mind kutsuti sinna selle pärast, et ma olin koolis ja tipis õppinud saksa keelt. See ei tähenda seda, et ma seda ainult oskasin. Nõukogude aegses koolis ei õpetatud rääkima, isegi vene keelt normaalselt. Noh, noored, kes õppisid, mina õppisin 10 aastat, hiljem õpiti 11 aastat. Kooli lõpus ikka rääkida ei osanud tegelikult. Sul õpetad nii palju igast mittevajalikke asju ja kuidagi noh, nagu et pigem see tõrge kannatab. Saksa keele raamatud olid nii igavad, mida Lenin Poolas tegi ja viljasordid. Ingliskeelsed oli palju paremad. Ma võtsin raamatukogust inglise, ma õppisin seda ise natuke. Seal oli Londoni Tover ja kuninganna ja vaata see lubamatu maailm, mida tegelikult ei tohtinud ju teada. Aga noh, sotsialismi riike ei olnud ingliskeelsed, nii et siis ei saanud kirjutada. Meil oli Ida-Saksa. Lenin Poolas, nii igavad tekstid, et noh, tänase päevani ma ei kujuta ette, eks ma tänasest ka tekstid aru saaks. Aga nii ta läks vaikselt ja mis aasta siis? See oli 90, no mind nõukogu baas oli alguses. Ja autokeskus loodi 92, kui Eesti iseseisvus, siis tuli tehase nõue, et enam riigifirma ei saa olla. Nõukogude Liidus oli tehase nõue, et riigiettevõte peab olema. Neil oli mingisugune oma äraspidine nähtus, nad ei saanud üldse aru perestroikast, nad ei saanud üldse aru sellest, et moodustatakse eraettevõtted, aga noh, riigifirma oli nagu garant teha seal. Aga 91 oli üks sündmus, mis mind pani nagu muuseumiga tegelema edasi. 4. jaanuaril läks isa ära. Ja vaata, kui lähedased lähevad, vaata, siis on noh, ütleme selline ju noh, mulle ta oli võib-olla ebateadlikult, aga täna öeldakse, et sa pead leinaga hakkama saamiseks mingid nagu lubad midagi teha või kuidagi niimoodi, võtad midagi ette, mitte nii, et nutad ainult nurgas, aga et ma nüüd isa mälestuseks teen seda. Ja siis kuidagi võtsin endale niisuguse kinnisidee, et see küll isale ei olnud see muuseum mingisugune niisugune kinnisidee või et jube oluline või ta oleks sellest iga päev rääkinud. Me ei rääkinud mitte kordagi sellest rohkem, kui see teema nii-öelda sinna kappi ära maandus. Muuseum oli aga noh, see oli ikkagi isa käivitud. Mõtlesin, et vaat nüüd kuramus, ma hakkan seda tegema. Ja vastasin nii-öelda enda jaoks peegli ees küsimusele kõigepealt, et miks? On seal üldse mõtet? Et see on võib-olla tore asi, isale võib-olla oleks meeldinud, isa oleks hea meelega siin töötanud, kui oleks elus olnud. Ja vastus sellele oli Eestis tehtud võidusõidu asjad. Et meil oli siis olemas spordimuuseum Tartus, siis ta oli veel seal äärelinnas kusagil, mitte Rüütli tänaval, aga et kitsas ikka ja noh, edasi oli ka ikkagi vähe ruumi, 150 spordiala. Noh, ma ei saanud arvestada, et sinna kuidagi Estoniaid, vihureid, mida iganes, see oli ju tehtud palju asju. Et selleks, et säilitada nüüd Eestis tehtud asju, noh, täna tagasi vaadates on kokku 9 ettevõtted, kus on tehtud Eestis võidust masine, pluss siis veel klubid, kus veel noh, 10 eri institutsioonides. Et nende kogumiseks, väljapanemiseks on ikkagi vaja eraldi muuseum, et Tartu muuseum ei mahuta kuidagi pidi ja see on nii mahukas ja see on niivõrd oluline teema, sest noh, need olid ikkagi, noh, üks oli maailma üks suuremaid ettevõtteid, teine oli veel millegi poolest huvitav. Et see on ju meie inseneeria ajalugu, et seda tuleks säilitada ja siis tegime soovide listi 65 nimetust. See list on sul täna alles ka? Ei ole. Noh, see kõik, see oli mingis vanas Amstrad tüüpi arvutis. Sellel oli vist, ma ei tea, kas suured kettad või väiksed kettad, no ühesõnaga täna ei ole neid arvutitki, millega neid kettaid lugeda. Ja veel mingisugune niisugune, nagu täna öeldakse arengukava, et võiks olla mingi vana hoone, noh siis oli ju kõik vallad üritasid mõisadest lahti saada, et noh, et teeks sellega siis nagu head ka midagi, et taastaks mõne vana hoone. Mingid asju oli seal veel, ma enam ei mäleta täpselt, mis ma nii-öelda kirja panin. Võib-olla osa asju on lihtsalt nagu tunduvad, et panin kirja, võib-olla ei pannudki tookord kirja. Ja sealt ta niimoodi väikeste sammudega läks, et alguses oli siis see kola oli veel tipis, aga siis pakkus mingil ajal, noh, kui juba mingid masinad olid
ja see jutt levis justkui, et võtta, me teeme sellist asja, eks ma andsin klubidele teada, et oma töö kõrvalega siis oli ju, tol ajal oli ettevõtluses ka 16 tundi päevas ja 7 päeva nädalas, et ega seda aega nii palju ei olnud, aga ikka vahel noh, helistad kellegile, kuule, me teeme sihukest asja, vist mingi logo ma tegin juba, et siis või lasin teha, et faksi saatsin siia, sinna, mingi info ikka levis ja siis lõpuks tuli Kalevi motoklubist, et kuule, meil on nüüd sõitjaid ja nii palju vähemaks, meil on vabu ruum, et kas sa ei tahaks tasuta tulla, et talvel osaled küttes, nagu kütte maksmises, aga et ruumid on sul tasuta. Noh, nad said selle, et lihtsalt keegi tuli küttepunti, eks. Ja teiseks ruumides oli elu ka, eks. Ja siis hakkasime vaikselt sinna nagu korjama kokku. Otsisin ja alguses olid võib-olla need Eestis tehtud masinad. Siis otsisin mingi Minski üles, millega ma olin ise kunagi sõitnud. Kõike neid on olnud vaja ju taastada ka. Noh, laias lastus küll, jah, sest neid, mis kodus ideaalses seisus olid, noh, võib-olla mõni oli kusagil mingis kaupluses rippus ja noh, mõni oli natuke parem. Ja... Kas taastamised on kõik tehtud siin Eestis kodumaal? Ei. Meil oli kusagil 80ndate lõpust või 90ndate algust, ma võin nüüd eksida. Sain kunagi kusagil võistlusel, sain tuttavaks Eduard Klimekiga. Tšehhi vanemapõlve võidusõitja, kes tollel ajal otsis igasuguseid võidusõidumasinaid kokku ja kuidagi sattusime rääkima väga ühel lainel, rääkisime vene keeles. Ja noh, ma ütlesin, ma teen sellist asja ja siis ta küsis, mida sa nagu otsid ja noh, ütleme, et kontakt tekkis ja siis vähehaaval juba, noh, tema leidis meile midagi, ma andsin vist talle ka selle soovide listi. 93, millal ta leidis Moissejevi ratta üles ja niimoodi, et siis oli kokkulepe, et noh, me anname temale nagu tööd. Noh, kas või seesama Eesti esimene võidusõidumasin Saarja kompanii olid see number 1 siin ees. See on taastatud ka Tšehhis, sest Eestis tollel ajal ei teinud keegi nikeldamist. Täna tehakse juba Narvas, aga võib-olla kusagil mujal veel, aga Tšehhi tööde pluss oli see, et Eduard ütles alati hinna. Et kui ka ta mingi masina leidis, siis ütles, et ma teeks selle sulle korda ka. Valmis kujul, hind selline. Noh, kui ei sobinud, kauplesime, noh, mõne asjaga ei jõudnud kokkuleppe, üldiselt jõudsime. Ei restaureerimistööde ega nagu ka ütleme nende masinate puhul üldiselt läks kauem alati. Tal tuli kas kiireid asju vahele või mõni asi ei saa nii ruttu valmis. Noh, see ei ole tootmine, see on ikkagi taastamine. Ta tegi väga kvaliteetselt. Ja noh, läks kauem, aga ei läinud kunagi kallimaks. Et Eestis tookord, noh, midagi oleme ise ka teinud ja komplekteerinud, eriti Estoniaid, mida ei saa kuhugi viia, sest kellelgi ei ole oskusteavet. Sa pead oskusteave andma ette, mingid varuosad, aga sellega ma saan juba ise hakkama, eks. Et seda ei ole mõtet välja viia. Aga siklitel vahel ei olnud neid juppe kusagilt võtta ja nii, et selles mõttes seal oli see töö hea ja me proovisime vahel Eestis ka ja tegelikult ju noh, on ju positiivsed näited ka, sinu vend ja isa ju vahepeal tegid ja siis oli veel siin Pärtelpojad vahepeal tegid ja noh, ütleme ka nendel aegadel me katsusime nagu leida inimestele seda võimalust siin, kui oli noh, mingi asi oli just lõppenud ja et võtta vahepeal ma annan tööd lihtsalt, eks. Ja noh, inimesed liikusid edasi ja siis jälle noh, vahel tuli väga, kuule, me ei saa sulle enam teha, eks, ma ei mäleta, sulle oli samamoodi mingid muud asjad ja kuule väga hea, et aga vaata, siis ongi see, et me liigume jälle, siis ma tellisin vahepeal jälle Eduardilt ja aga noh, lõpuks ta läks teise ilma ära ja ma lootsin, et tema poeg umbes noh, minu vanune, ka Eduard, et ta jätkab. Poeg oli alati kaasas, poeg oli küll siuke noh, alati vait ja morni näoga niisugune tunne, et talle ei meeldinud asjad. Ma ei tea isegi, mis oli. Nii kui papa oli külmaks läinud, niimoodi puhtaks kõik. Ei heida talle seda ette, võib-olla ta oli kõik need aastad, ühesõnaga tegelikult ta tahtis võib-olla hoopis ballettida või malet mängida või ma ei tea, arstiks õppida, aga isa ütles, et teeme nii. Isa ei olnud siuke autoritaarne, isa oli normaalne. Aga võib-olla ta oli minuga, kodus oli siuke poiss. Ja see oli minu jaoks ka üks niisugune näide, et vaata, mida ma ei ole üritanud oma lapsi nagu painutada sellesse, et vaata, te peate tulema nagu minu järel, et õppige minult mismoodi teha asju, aga mitte seda, et te peate tegema täpselt samu asju minu järel. Ei, jumala eest, minge õppige oma erialasid. Ja mul oli natuke pettumus isegi, et tütar läks tippi. Ma lootsin, et ta läheb arhitektuuri, et ta oli hästi andeks joonistaja nagu minu vanaema. Aga ta läks tippi ja see oli tema enda vaba valik, kuna tal üks vanaisa oli autoinsener, teine vanaisa oli
oli füüsikaõpetaja nooruses ja noh, lõpetanud siis ka nagu reaalained ja hiljem oli siis tipi selle, mis ta oli, Kohtla-Järve kolledži rektor oli, nii et noh, ütleme reaalainete inimes, nii et tütar valis mul selle tee. On väga rahul ja kuidagi saab oma eluga hästi hakkama, nii et aga vahepeal hakkasid jälle uuesti või noh, tuli võidusõitu sulle ellu ka tagasi. 93 või midagi, ütleme siis, kui tekkisid majanduslikud võimalused, ega noh, see muuseum oli selline taustal kogu aeg, et noh, esiplaanil oli töö, noh kahjuks pered läksid laiali mitu tüki järjest. Sest noh, töö oligi nii, et töö oli peamine. Et ma lähen tööle, noh, võib-olla kodus oli sellest ütlemist, miks sa lähed jälle tööle, kuule, ma ehitan asju üles. Noh, jah, mingil hetkel oli siis võib-olla kuidagi see ka niisugune natukene selline, noh, ärapugemine selle vereasjade eest, et noh, siis ma teen tööd, aga noh, sellega ehitasidki üles, nii et ja 93 vist. Esimene mingi Yamaha FZR vist oli mul esimene ratast. Noh, alguses sõitsin tänavat, siis vaatasin, et kurat, paik ei ole ikka tänavaratas üldse, et sa ei näe midagi, mis ees toimub ja pidurdad esimese ratta peale, siis on liivahunnik või liiv maas, siis on niisugune ebamugav tunne, et no ei, see ei ole tänavaratas ja siis hakkasin Kalevi suursõidul, läksin peale, siis oli veel see tänavasõiduklass. Samal aastal vist oli päris palju veel mingit, oli kus see tänavasõiduklass, kus tulid siis, kus oli äkki Ljadov, Jõgimaa. Jõgimaa tuli vist 97 esimest korda. Tead, ma ei mäleta ka, mis aastal need olid, igal juhul see üks aasta oli niisugune pull, et siis oli peal, see oli nagu täispalett mootorrattaid. Tänavasõiduklass, ühes otsas olid superbike'id, 300 kilomeetrit tunnis maksimumkiirus. Ja teises otsas olid üks noor neiu oli tänavasõidu Javaga, 130 kilomeetrit. Igor Ellissoni oli ka oma Ellison oma Uraali ja kohvritega. No see läks mäest üles, läks ju 80 kilti tunnis, eks. Ja see oli õudne kogemus. Oli see, kui ta Ambrose tõusu taga, seal kus on hüpe, eks, seal kus tõmbad kondlisse ennast, eks. Ja siis äkki niimoodi tõmbad kondlisse, käib, et midagi käis mööda. Kurat, kohvrit taga. Et seal on üleval, noh, ma ei tea, mis seal kiirus on, ju spidomeetrit ei ole, eks. Noh, 4. käigu mingid otsad või mingi, nii et iga superbike hüppab seal, nii et sa pead kondlisse pugema, muidu tõmbab ära. Ja tänu sellele, et trajektoor juhuslikult ei sattunud kokku. Võib-olla oli ka keegi teine, oli keegi aeglane igal oli, nii et mul, tead, vaata, noh, sellest on 30 aastat tagasi või rohkem, et natuke lähevad need mälupildid ära, nii et igal juhul see oli siuke mäng surmaga, aga õnneks midagi ei juhtunud. Ja järgmine aasta siis Preo tuleb jälle, jõle kihvt, rahvale meeldis. Ja noh, siis võidusõitjad, vaatame üksteisele otsa, ütleme, et ei, et see asi ei toimu mitte. Et noh, ei, et kui niimoodi on, et las ollagi need, las sõidavad motomatkajad, tänavasõitjad, et tee meile võidusõiduklass eraldi, et see ei saa, kiirusevahed on 200 kilomeetrit tunnis. 200 kilti tunnist tuleb sulle motomatkaja selgi ees vastu, et noh, me lendame mõlemad, me tuleme Pirita jões maha lõpuks. Aga mõlemad oleme surnud, eks, sellel hetkel. Et ei lähe ja noh, siis muidugi noh, võidusõitjaid oli vaja, see oli võidusõit, see ei ole ju väljasõit rohelusse ja siis muidugi otsustatigi, et on võidusõiduklass ikkagi, et tänavasõidurattad, aga ikkagi võidusõidurattad, ikkagi kiirusega 250 kilomeetrit tunnis vähemalt, eks maksimumkiirus. Teised ei tule. No siis muidugi solvusid need teised. Mõnda aega me vahepeal olime kuidagi nii, et mõningatega me ei ütelnud tere. Noh, kuidagi nad tundsid, et neid on kõrval, aga see on võidusõit, seal saavad inimesed otsa muidu, eks, kui sa ei jälgi ohutust. Muidugi täna on naljakas meenutada neid võidusõite, mis siis olid, kiiruse vahed ja kõik ja siuke tšõuk oli, aga noh, see oleks võinud lõppeda kuradima pahasti. Tõsiste kuradi õnnetustega, nii et siis see läksid nagu loksasid paika ja noh, siis mingi aeg kuidagi läks nii, et tundus, et vaata, nüüd tuleb noorus tagasi, tulebki sõita ja tuleb juba hästi välja ja kõik kuradi, noh. Noh, ja siis oli pull lugu, et tollel ajal ma ei mõelnud selle peale, aga kui tehti meil seda emadepäeva näitust, eks tüdrukud võtsid minult ka intervjuu, et noh, ema ja kõik, no ema oli muidugi võiduste vastu kuni oma elu lõpuni. Sõitles iga kord sain riielda. Jälle, tead sa vana mees, endal väiksed lapsed, mida sa sõidad võidu? Pagan, tead sinu juttu, tead.
sõidan ikka, ennem ei lubatud, nüüd sõidan. Ja tegelikult kuni 2000. aastani, mul oli kukkumisi palju, ma ei murdnud mitte ühte konti, mul oli vist Achilleuse vigastus oli kuidagi midagi pahasti läks natuke, aga kondid terve. Ja 2000 jaanuaris ema läks ära. Ja peale seda ma olin iga aasta olin nii-öelda haigla ukse vahelt sees, et mõni aasta rohkem, mõni aasta vähem. 4 aastat järjest. Iga aasta midagi katki. Lõpuks oli vaagen ja ribid ja kõik, siis ma sain vihjest aru, et aga ma ei sidunud emaga, ma mõtlesin, et Ducatile mulle õust ei meeldi. Hobused, eks, see oli põhiline, mis mind tappa üritas. Põhjus tegelikult väga lihtne, et see on production racer, sellel on ütleme öölintsi vedrud, mis on mõeldud laudsiledale aja peale. Meil oli, tookord oli ju kõik rajad ju Pirital pikivaalud. Suzukiga oli hea sõita, tänavasõiduratas mõeldud igaste niisuguste supermoto jaoks põhimõtteliselt, eks, hüppad vahepeal. Varasem Ducatiga tänavasõidu Šova vedrustus töötas siukse üles-alla peal paremini. Pärnus iga kurvi peal, lipi peal, lapi peal, mis siis kevadel natuke paisus see maa, eks siis oli niisugune väike vahe ka veel seal, kõrguste vahe, nii et libisema läks, siis võttis kinni, eks lendasid, kurat. See ratas ei ütles, ma olen võidusõidu ratas. Te sõidate siin krossi, see osta teine ratas. Ja siis niimoodi väljendas oma suhtumist, aga nüüd, kui see intervjuu tehti, siis ma hakkasin mõtlema, et kuramus, et aga 2001, 2002, 2003, et ema läks ju ära. Kaitseinglit ei olnud enam. Ma ei mõelnud kunagi seda niimoodi. Kurat, hariduselt oled insener, mis asi on mingid inglite laul ja pasunad ja kõik siuke asi. Ja ma olen kirikus ka käinud, ja vahel mõtlesin tõsisemalt, vahel vähem, aga vaata, siis saadki aru, et kurat, on olemas mingisugune teine taustsüsteem, millest me ei mõistagi mitte midagi. Aga kuidagi see, lasteraamat, Heljo Mändi lasteraamat, Memme musi, vaata, kus see pisike jänkuke, et temal oli Memme musi, et see oli siuke relv, et kuramus, et kõik kuradi rebased ja hundid kartsid, eks. Mul vend oli väike, siis oli see aktuaalne raamat. Siis olen isegi talle seda ette lugenud, seepärast mul on see meeles, et tegelikult seal oli mingi idee, nii et ja 2003 see jäigi mul viimas. Ma sõitsin mingid vormeleid veel pärast siin Estonia festivali ja see oli ka kihvt, aga siis olid juba kurat, kõik liigesed valutasid ja võtta see väänamine ja siis hakkas see peavigastused tunda on. Ma ei saa täna autos kõrval istuda. Helikopteris, kurat, ma oksendan kõik oksekotid täis. Nii kui natuke raputab, nii kui natuke mingisugune pilt läheb sassi. Arvutit vahel laps mängib mingit automängu või midagi, ma tunnen, et ma lähen kohe kaugemale, et nii kui ma vaatan, mul hakkab ja on kehvas. Nii et siin arstid seletasid, et see vestibulaaraparaat, et see on nagu löögile mitte väga aldis, et kuidagi ilmselt see, kui pea käib vasta maad, eks kiiver on loomulikult peas, kõige parem kiiver, mis üldse saada on, eks. Aga ikkagi see kuidagi, võib-olla oli tundlikkus enne, mul on kõrvapõletik olnud lapsena palju, et see võib-olla mõjutas kokku. Nii et ühesõnaga autoga sõitmine oli, kui liiga kurviline on, siis tunnen, kuidas kurat uljub ja sõidad kuidagi lõpuni. Aitab, ilmselt aeg sai täis. 2004 enam ei sõit võidu siis? 2004 ma sõitsin Estoniat mingil määral. 2003, kui mul oli vaagnalu murd, siis ma käisin vist veel karkudega, siis mind meelitati Jaarist sõitma. Ma sõitsin paar etappi Jaarist, käisin ka kusagil põõsas ära sellega. Ma sain aru, et ei ole nagu see, et ma ei naudi seda väga. See Jaaris iseenest oli, taga oli väga kiht sõita, aga tema välimus oli selline, nagu mitmed tuttavad käisid Tallinnas linnaringil vaatamas, ma rääkisin ka, et tulge vaata, ei ole kihvt klass, iga mehele ja kõik ja tulid vaatasid, oot, kus siin sinu auto on? Sama on, sihuksega sõidadki või see varem Jaarise mudel, ta oli natuke loppis ka, et tänapäeval ütleme see, millega Ott sõitis ja laiendid ja need GT mudelid, mis toodeti tänavasõiduks, need on niisugused nagu kuidagi tasakaalus, nad ikka ägedad välja, aga see oli natuke see. See on, ma arvan, see Jaaris kapp on minu nagu kõige eredam mälestus üldse võidusõidust, kõige varasem, kõige eredam mälestus. Sest et isa sõitis siis ju vaba klassi on ju. Ja siis oli see Jaaris kapp oli seal kõrval kogu aeg. Ja mina mäletan, et nad läksid nagu keskmisest rohkem ümber. Jaa, mul õnnestus ka üks ajada. Tal on see, et tal ei ole jõudu. Ja kiires kurvis läheb niimoodi, et sa tuled täisgaasiga. Ma öeldi, et ma konsulteerisin, et kuidas ikka sõidab.
no vormeliga olin sõitnud, ma teadsin, et seal on jõudu piisavalt ja noh, seda hoiad jõuga peale, aga see oli täie gaasiga. Ma panin täie gaasiga ja kiires kurvis läks käest ära. Sul ei ole jõudu juurde anda midagi, et ja läheb. Siis läks sinna Krõlatskoja peale, võt seal olid siis tookord need veekanalid olid selleks, et seda pinnase vett eemale juhtida, et see oli siuke lai veekanal, kuhu nii mõnigi on sisse sõit. Ma sain selle serva veel pidama. Õnneks sinna päris sisse ei pannud. Seal võid ära huppuda lõpuks. Kruusmanni vist üks aasta pani niimoodi sisse, et oligi kabiin vee all täiesti. Ja seda ma mäletan ka. See tuleb reaalne oht tegelikult. Siis ta sai nimeks, ma mäleta, mis ta eesnimi oli, igal juhul sulgudes oli Akula. No hai vene keeles. Kirts äkki. Kirts Kruusmannis. Äkki oli Kirts Akula Kruusmannis oli. et see oli jah päris punane Opel läks minu arust. Ja punane oli jah täpselt punast värvi Opelist. Või oli see Civic äkki? Üks kahest jah, aga igal juhul jah, ma autosõit ei ole. Mul tuleb ikka alati meelde nende välja lendamistega, et korramus, et kui Miga Häkkinen omal ajal suuri sõite tegi ja teinekord põõsasse pani, siis Soome reporter ütleb, et kuljetajast tuli matkusta. Et juhist saab reisi. Et tsikleil sa saad ikkagi veel üsna lõpuni tegelikult ju natuke nagu midagi päästa, et ta sul lappab, no kui satud õigeid asju tegema õige nii-öelda sagedusega kuidagi, siis sa saad kätte. Sa ei pea taga sinna tiiki kaasa ka minema tegelikult. No tegelikult ei pea jah, just nimelt, sa saavad ongi see, et sa saad ära lasta. Ja seda oli ka paar korda, et vaata tunned, et läheb nagu käest ära ja siis, et muru peale, kui ma ei tea, mis seal taga on kusagil kaugemal, et ma ei jõua vaadata, ma ei jõua jälg, ahaa, selge, seal on kivi, sinna ma ei lähe. Noh, siis ongi taga pidur ja lähevad mõlemad, sõidad koos rattaga muru peal mõnusalt niimoodi üksteise võidu. Ja midagi ei juhtu, tõused püsti ja noh, heeblid on katki, aga midagi muud ei ole. Nii et jah, see kuidagi see on olnud hinge lähedane ikkagi eluaeg, aga jah, ma ei ole peale 2003, kui ma sain käisin veel karkudega, siis boksides nii-öelda poisid panid mu ratta peale. Käisin põristasin edasi-tagasi seal nende juurdesõiduteede peale, aga noh, kuidagi siis... No siis oli see tunne, et vaata, et noh, nagu edasi järgmine samm ongi rahumäe, eks, et noh, ei ole mõtet lähedastele haiget teha. No, kodust juba ka, mul oli Ville, või siis oli Eerik, oli suhteliselt väike tol ajal. Ja noh, tead, saadavad ära juba niimoodi, et noh, ei tea, kas elab näevad, eks, et siis tead, oma lõbu ei saa teistele haiget teha. Ja. Aga siis tuli see autoliit või? Ja see oligi tegelikult, vaata, need olidki need sündmused langist kokku, et 2003 suvel ma tulin Silberautost ära. Ma otsusin, et noh, ettevõtlus on jälle jõudnud nagu selle tasemeni, kus me oleme juba liikunud Lätti, Leetu uuesti tagasi ja meil on nagu juba see asi kuidagi arendatud, et noh, ma mõtlesin, et lähme kinnisvarasse ja kompanion nagu arvas, et autodega tuleb edasi minna ja noh, meil ei olnud nagu päris ühte mõtlemist ja siis ta nostis mu välja. Ja ma mäletan, et kui ma sõitsin nii-öelda viimaselt kohtumiselt oma partneri Väino Kaldojaga, ta andis mulle veel sukse diplomi ja sõidan Pärnu poole, siis oli see, vist oligi neljapäevased trennid. See oli siuke tunne, nagu sa nüüd oled orvuks jäänud. Ja ma olin töötanud ju aastaid suures süsteemis, kus sul kui mingi probleem on, ütled sekretärile, kuule, võt, mul vaja, ma ei tea, väike asi, auto ajab ära pesta. Kohe tead, autopesule tuli, võttis võtmed, läks, tegi ära, midagi katki, kohe teed, mingit asja vaja, mul on vaja autot, sebiti. Ja ma olen üksinda. Ja tead, see oli siuke, üsnagi nigeltunne oli siuke, tead, vaata, et hakkad nutma veel korra, endast hakkab kahju. Ja ma sõitsin Pärnust tookord Jarist ja sõitsin tsiklit. Et noh, lihtsalt, et sõidan nii palju, et sõidangi ennast tühjaks täiesti. Ja võib-olla see oligi see viga, et vaata kaks asja, natuke erinevad trajektoorid, treeningud üksteise vaheldumisi. Ja siis oligi, et noh, autoga lähed ühtemoodi kurvi, ma ei tea, kas siis stardisirgele tulek, vaata tookord oli siis see maantee pealt tulekul, oli see niuke madal kurv, siuke amfiteater, mul lemmikkurv seal, ma võtsin alati nagu kohti. See saab jube kiiresti läbida ja seal läks mul rist. Ja siis viskas mu, siis tuled nagu märk kaltsma. See ei ole see, et oskad kukku. Sinna ma ei oskad, kuni ei murra midagi. Ja siis tulin selges maha ja siis, sest ma palju ei mäleta rohkem. Ma mäletan, Pärtelpoeg oli Mell, oli see esimene, kes mul visiiri lahti võttis, et kas tunned midagi? Ma ütlesin, et kuule, et ma liigutan jalgu, et kas on näha. Ta ütles, jah, jalad liigud.
siis on juba hästi. No ma tegelikult poleks tohtinud seda teha, ma ei teadnud, kus on midagi katki, eks. Et sihuke valu nagu ei tunne, aga siis on see, et sa tunned, et vaata nüüd on perses tegelikult, midagi on päris kõvasti. Et kui midagi natuke kriimustad või siis on sihuke terav valu, aga sihuke sihuke mõnus, see hoiab vaimu värskena. Aga vaata, kui käib suur laks, minul oli küll, et kui oli tõsisem murd, et siis on nihuke, see on teistmoodi. Kohe saad aru, et midagi on puru, tead, et nihuke, et noh. Et jah, see siis lõpetas ära, siis ma olin tulnud ära ja siis ma olin siis juba Autoliidus tegelikult, olin märtsikuu, kui juba oli info levis, et ma tulen ära, eks, ma ei tea, kus see info levis siis oli Toomas Sild, ütles, et kuule, et Autospordiliidu eelmine peasekretär lahkus peale 1,5 kuust tööd juba eelmise aasta sees, et meil oleks inimest vaja, et kuulsime, et sa oled ära tulemas. Ja noh, pidasime siis kaasaga nõu. Jah, huvitav väljakutse. Mittetulundusühing ja sihuke sport ja autospordist ma ikka nii väga palju ei teadnud küll. Mingid krossid ja asjad. Mingi ralli on kusagil, ringrada ma tundsin, ma olin selles vist tulnud. Ja küll, kohtusime siis paaril korral juhatuse liikmetega ja rääkisime. Ja siis ma läksin esimesele juhatuse koosolekule. Selle järel ma läksin Toomase juurde, ütlesin, et ei, et see ei ole see organisatsioon, kuhu ma soovin tulla. 2 tundi käis ühesõnaga sihuke jututuba. Esimesed tund aega Robert Lepikson, rallisõitja ja kõik, ta oli rallikomitees vist vaatleja. Tema rääkis, mis oli valesti oli. Räägib emotsionaalselt ja kõik on õige, aga see on rallikomitee teema, see ei ole juhatuse teema. Ja teine tund aega käis siis Materde Teegi Eristed, kes siis oli läinud riidu rallikrossi komiteega ja siis nii-öelda sõim käis ümber ruumi kogu aeg. Ma ütlesin, et ei, et kuulge sõbrad, et see ei ole. Mõtleb, aga sul on põhiülesanne on ringrada. Ja teine asi on see, et organisatsioon panna tööle, et juhatus räägib juhatuse asju. Juhatus on päevakord ja mingit jututuba. Jututuba võime teha siis, kui agenda on ommendatud. Siis kallame konjakit või mida iganes. Või läheme laiali või tõmbame sigaret, mida iganes. Ja see oli selge, aga siis ma seda tööd sain mõned kuud nagu teha, hakkasin sisse elama. Ja siis ma tulin lõplikult Silverist ära ja siis tuli see laks, siis ma olin haiglas saad ju meilidele vastata, eks. Et see töö käis, see oli siis juba aktiivne. Ja siis Autoliiduga paralleelselt tuli esimene siis muuseumi maja või? Mis oli Nõmmel? Tegelikult me olime ju Kalevi klubis siis. Ja siis me ostsime, siis meil oli mõte et Vabaduse puiestee 13 oli üks vana Eesti-aegne suurmaja, mille oli Eesti Panga üks direktoritest ehitanud oma arstist pojale. Teisel korrusel olid eluruumid ja all olid vastuvõturuumid. Ja minu visioon nägi ette, et sinna nagu esimese korruse juurde ehitada siis sellises funktsionalistlikus stiilis niisugused väikesed salongid, kus siis saaks võidlustusmasinaid demonstreerida ja see oleks siis niisugune mootorispordimaja. Hiljem ma sain kõrval kinnistu ära osta, et siis oleks teinud sellised garaaže sinna vahele, aga õige ruttu ma sain aru, et seal ma põrkun miljööväärtusliku piirkonna määrusele, mis täisehituse protsendi või on viinud hästi madalale. Et ma käisin Nõmme linnaosa volikogus rääkimas, et sihuke plaan siia teha. Mäletan, et seal oli loodusteadlane Ratas, Jüri Ratas ei saa, mul ei tule praegu tema eesnimi meelde. Ma mõtlesin, et oi paganas, et niuke mees, et nüüd ühesõnaga minu ettekanne materdatakse, et must tehakse siin salatit nii-öelda piltlikult öeldes, et sellised mehed, et nii risti ju vastu. Ma siis olin nagu tema selja taga nagu liikusin, ta vaatab mulle ikka otsa niimoodi, kohe tuleb sealt maksa haak ja lõpetan ära ja jube äge. Et kui sa avama hakkad, paneme Vabaduse puiestee kinni ja sõidame nende ratastega edasi-tagasi, siis rääkis üks veerand tundi oma kogemusi, kuidas tema oma isaga käis Kalevi suursõite vaatamas. Pandi kirja, et kurat, jõle vahva idee ja projekti aidata ja teha ja kõik,
aga noh, isegi võib-olla oleks saanud 100% suuremaks, ma sain ühel hetkel aru, et tegelikult, et kui teha, et vaata, et paljud asjad juba ei mahu, et Kalevis juba on kitsas ja et kui teha, siis tuleb teha ikka suure lennuga, tuleb teha suur. Vähemalt suurem kui see. Ja siis hakkasin aktiivselt otsima, midagi ei leidnud juba aastaid. Ja siis oli 2005 oligi kohe varsti peale seda oli mingil üritusel sattusime rääkima inimestega, no ikka räägid, äkki mingi kunstijooks on midagi niisugust. Mina rääkisin, kes mina, et muuseumid teeme ja noh, autosport ja kõik toredad asjad ja siis üks mees ütleb, et kuulge, et kus teil muuseum on? Need Kalevis ja siis seal Vabaduse puiesteel, et aga noh, need on niisugused väiksed kohad. Kalevis oli selge, miks Kalevis ei loonud. Kalevi motoklubi anti 91. aastal Eesti ametiühingutele. Kui jagati Nõukogude spordiühing Kalevi vara, mis oli ametiühingute spordiühing, siis anti osa sellest, anti Eesti spordiühing Kalevile ja turismiga seotud objektid jäeti ametiühingule. Sest Nõukogude ajal ametiühing, et see oli tegelikult selline sotsialistliku valitsuse otsus, et ametiühingut tuleb aidata, jalule anti neile varad. Noh, sealt oli kogu aeg see huvi tegelikult puudus midagi teha. Käisime veteranidega 4 järjestikuse ametiühingu juhi juures seletamas, et see üleandmine on olnud vale. Et Kalevi motoklubi on ehitatud Spartaki poolt, artellide rahade ja sõitjate käsitööga, noh, nii-öelda ühiskondliku tööga. Et see tegelikult niimoodi, et te olete nüüd ära võtnud, et see on ju tegelikult selline vaenulik akt, aga noh, kõik vaatasid paberid, registri järgi on ta selle ametiühingute kinnisvaraühing, meil pole midagi rääkida. Ja hiljem pakkusime osta, ei osta ka ei saa, me tahame ikka ise teha. No nii ta läks, et tegelikult Kalev oli nagu aut. Ja 2005 me tulime paari kolleegiga, tulime seda maja siia vaatama, see ei jätnud tol hetkel, vaata, tuled kusagile maapiirkonda ääremaale ja siis vaatad, siin on sihuke loss. Tulime sisse, siis see lossi illusioon hajus. See katlamaja ruum, seal oli siis nõukogudeaegne küttekatel, masuudiloigud maas ja siis esimene ja 3. positsioon krullikatel ja siuksed jäänused, mingid inimese kõrgused, üks torust. Siin ruumis oli all, oli mehaanikatseht, reipingid, asjad, mis siin iganes. Seda vahelage polnud, on ju? Oli. Tähendab, 3. korrust ei olnud, oli teine ja teisel oli 3 generaatori ja turbiini vundamenti, mis on siis selline 6 posti meeter korda meeter läbimõõduga, nii et all ei paistnud maja ühest otsast valgust teis. Ja mingid torud ja seal see suures saalis oli veel õhuruum, oli asbesti seest torusid täis. Ja siis ütleb omaniku esindaja veel, et tead, et selle maal on muinsuskaitse, see on kultuurimälestis. Mõtlen, kurat. Et siis hakkad seda, et kas see asbesti seest toru on muinsusväärtus või ei ole. Ja ma tegin õhtul veel selline plussid, miinused panin kirja, SWOT-analüüs öeldakse täna, eks. Miinus, suur miinus, veel suurem miinus. Ei, hommiku helistasin, ütlesin, et vastus on ei. Et me sureme siin muuseumiga, et te võite siin midagi muud teha, aga et muuseum ei tule. Ja jäi, otsisime edasi, midagi ei leia, et olid mingid hooned, aga nendel olid juba siis kinnisvara hinnatõus oli juba ja paljud ootasid huvitavate hoonetega, et vaatame, et veel ei ole õige hind, ootame edasi, et tule rendipinnale, tule meile rentnikuks. Aga Soome mootorispordi muuseumi näide hoiatas rentnikuks minema. 90. alguses ehitati Soomes, tehti vanasse trammidepoos Soome mootorispordi muuseum. AKK ja Soome mootoriurheiluliito ja kes seal veel olid, inimesed tõid oma asju, ehitati üles kõik. Alguses anti soodusrent, eks, ja siis muutus linnavalitsus, tulid sotsid. Ja sotsid leidsid, et jäähoki, korvpall ja võidusõit on kommertsalad. Te maksate täis kommertsrenti, millega ilmselt sinna trammidepoosse poleks mitte keegi tulnudki kunagi. Ja pool aastat hiljem oli Soome mootorispordi muuseum pankrotis, nii et veel aastakümneid hiljem oli kusagil 2000 algus oli AKK keldris, oli veel mingid stende, aga meil ei olnud tol ajal kuhugi panna, me oleks saanud ära tuua sealt kõik, aga tookord veel nii suurelt ei mõelnud. Ja need lõpuks visatigi see ära ja siis oli paljude inimestega oli probleem, et inimesed olid pensionile läinud, kes kusagile hooldekodusse, garaasid ära müüdud, nad ei saanud asju tagasi võtta. Et siis neid rippus seal ikka päris tükk aega, aga Soomes ei ole tänase päevani hoolimata nende
kümnetest maailmameistritest, vormel 1 tippudest. Neil on rallimuseo, eks Espos, siis on Jarno Saarise vend peab oma matusebüroo keldris, peab vennamuuseumit. Neil oli pere, nende isa oli siis olnud matusetalitaja või see matusetalituse büroo ja siis Jarno noorem vend võttis selle äri üle ja siis nii-öelda Jarno muuseum on seal. See on selline pisike aga hästi südamlik ja hästi selline tõsine muuseum. Ma ei ole seal käinud, aga vend näitas ükskord motomessil näitas pilte ja nii, et ma olen sellega kursis natukene ja suurt nad ei olegi teinud uuesti, aga see näitas, et rendipind, kui sul läheb väga hästi, tõstetakse, kui sul läheb kehvasti, aetakse ära, katsu hoida seda keskjoontaks. Ja ikkagi võib juhtuda see, et sa ehitad asja üles, töötad üles, ühel hetkel meil tuleb parem rentnik või maksa rohkem, aga see ei ole ju äri, millega sa teenid väga hästi. Ja kui on oma, ütleme, lõpetame ära, et me saame realiseerida, et see oli tegelikult õige otsus, et seda ikkagi ise teha. No muidugi, rendipinnalt me oleks võinud täna öelda, et kraamime kodinad kokku ja ei taha, eks. Et see oleks olnud võib-olla lihtsam lõpp, aga võib-olla ma oleks maksnud selle maja hinna juba selle rendiajaga kinni. Nii et selles mõttes ikkagi soetamine oli vajalik. Ja 2007 siis ma kohtusin äkki teatris sama mehega. See oli see Elama soojus, oli see ettevõte, kes pakkus soojateenust siis Turbas. Ja ma käin teatris kord 100 jooksul, ütleme, eks abikaasa käib tihti, aga miks ta mind siis, äkki oli see pankurite teater, ei olnud, see tuli hiljem. Mingi huvitav asi oli, mulle meeldis ja vaheajal siis vaata, sama mees, räägime juttu ja siis ma jutu jätkuks ütlesin, et teil oli ikka päris kihvt maja ikka. Mis mõttes oli, et maja on saadaval, hind on natuke odavam. Ja siis ma võtsin uurida, vaata, kui üks asi tuleb sul elus 2 korda ette, et siis on seal mingi põhjus. Et üks kord tuleb, vaata, et võib-olla ei ole see, lased tal minna, tuleb teist korda. On mingi asi, et nii nagu see muuseumi projekt kunagi, et miks need papid hakkasid oma kodinaid tooma. Et nüüd tuleb see võib-olla üles võtta. Ja uurisin muinsuskaitse tingimused, muinsuskaitse võib elu põrguks teha. Selgus, et see pluss, või sellest miinusest tuli suur pluss, sest kultuurimälestis kaitstud on mahud ja fassaadid. Sees on vabad käed. Tee korruseid või lõhu kõik korrused välja tühjaks. Loobi granaate tee, mida tahad. Välisperimeeter ei tohi viga saada, peab jääma originaaliks. Ja siis läksimegi tehingusse, hakkasime peale. Kaua ehitamine aega võitis üldse? 10 aastat. Seepärast, et 2008 oli veel hea aasta, mul tuli ühesõnaga raha nii-öelda ettevõtetest. Tol ajal mul oli veel autoettevõte alles. Ja 2009 Eestis automüük kukkus nii-öelda päeva pealt. Ma vist oli aprillist maikuusse. Et 2008 uute autode müük tegi 30 000 ja natuke peale tegi rekord, mis siiamaani püsib. Ja 2009 müüdi kokku vist kas äkki 5000 autot, midagi niisugust. Müük kukkus täiesti niimoodi päeva pealt, äkki plaks läinud. Ja ei masu ega tänane automüügi madalseis ei ole võrreldavgi sellega, mis oli siis. Tänast saad prognoosida, tellid vähem. Tookord tuli autoladudesse, tuli kogu aeg tehasest ka panga garantiiga autost peale. Sa saad mingi 3-4 kuud ette öelda, et ma enam juurde ei telli, aga need, mis on tellitud, need võtad vastu. Et oli täitsa küsimus, et enamus kordi automüüjad lähevad pankrotti. Kõik rabelisid välja Amteli liikmetest, keegi ei teinud pankrotti, aga võtta päris mitmed ettevõtted kaasa arvatud, minu osalusega ettevõtte, me tegime töötajatega lepingut, et me palk on madal, mõnda aeg, me ei suuda maksta, automüüki ei ole. Ärge minge ära, võib-olla tõstame põhiosa, eks võtame selle muutuva osa ära, sest see täna ei toida teid üldse, te ei suuda peresid ülal pidada, liisinguid maksta. Aga katsume kuidagi koos, et me hoiame teil töökohad, te olete siin, et me ei pea teid uuesti otsima hakkama ja niimoodi. Aga me ei võta ka pennigi välja. Nii et siis oli tegelikult hulk aastaid, kus tegelikult me ei teadnud, kas me üldse edasi teeme. Me ei jõudnud konserveerida isegi. Siit kukk nii, et ma võtsin ehitajate, nüüd on esimene ehitaja, kes meil oli. See oli ka hea, et me saime temaga nagu lõpetada, sest tal läks ka natuke nagu siin, natuke läks lohisema, et vist ehitusettevõtja vend oli meil nagu järelevalve, et ta tegi oma mingit business siin veel. Ühesõnaga oli tore nagu ära lõpetada see. Ja 2014 siis jätkasime. Nii et 5 aastat vahepeal ei teinud mitte midagi tegelikult. Ja siis tegime juba kuni siis lõpuni kiiresti. Siis vahetasime jälle vahepeal ehitajat. Sest ka ütleme, lepingute järgi summad läksid oluliselt suuremaks, kui leiti kogu aeg mingid lisatöid. Siis tegelikult
ma ütlesin ka, et me oleme lepingu järgse summa sulle kinni maksnud, asi valmis ei ole, me rohkem ei maksa. Oi, ma olen nii palju teinud siin rohkem. Stopp. Kõik. Läksime laiali, siis tuli jälle, siis otsisime juba niisugust väiksemaid tegijad, et mingi tuttav või usaldusväärne inimene ja tegime väikeste ampsudena, nii et sa saad kontrollida, et sul ei tõmmata võtti teha. Siis jõudsimegi 2017 suvel tegime lahti. Algus olid veel trepi käsipuud, olid ei jõudnud ära värvida. Ja mustast metallid, sa võid ükskõik kui palju teda puhastada. Lähed vastu ikka. Iga must, siis oli laste esimene atraktsioon oli see, et lapsed käisid trepist alla ja üles, tegid käed mustaks, käisid emal. Ma ei tea, palju neid kleite ära rikuti, aga kuna lapsed olid rahul, siis me ei saanud ühtegi pretensiooni. Me hoiatasime ka inimesi, et siuke asi võib juhtuda. Aga roosade kleidikestega tüdrukud, neil oli nii vahvad, et lähed alla niimoodi, et hoiad käsipuudest kinni ja siis siuksed tumedanahalise käed, tumedanahalise lungelele seest, aga lõbu laialt. Nii, aga järgmiseks nädalaks siis me juba jõudsime ära kruntida ja niimoodi läks, et tegelikult üks lõbusaid momente on palju olnud. Ja sealt peale siis nüüd sai 8 aastat, eks 27 juuli. Ja palju inimesi kokku läbi siin umbes käinud on? 100+000. Isegi ma arvan, et võib-olla mingi 120 000, sest ma ütlen, et esimeste aastate need firmade igast toote tutvustused ja siis meil oli statistikasse läks, et me oleme rentinud pinda välja nii palju, eks, aga kui palju täpselt inimesi, aga siin oli nii, et päeva jooksul käis mitusada inimest läbi, eks, mingisugused kliendid ja siis edasimüüjad ja siuksed asju oli ja siin kohapeal kool tegi kontserte ka iga kord mingisugune 400-500 inimest. Et neid tagantjärgi kõiki enam ei mäleta, nii et ma panin suhteliselt nii ümmarguselt olen pannud kirja, nii et pigem vähem, selle 100 000, 120 000 võib olla, nii et tegelikult on olnud küllaltki, me oleme ise olnud rahul sellega, see, et see aasta on langenud ja Covid oli selline, aga Covidi aastal tulid pered meile appi, pered, kes kodus istumisest olid lolliks, alguses olid oma tuttavad, helistavad, kuule, me teame, et kõik on kinni ja kõik, aga sul suur maja, tead, et äkki oled nõus tegema lahti, me tuleme, me oleme lolliks läinud kodus. Kas ma võin sinu juures töötada, seal sul wifi on, ma teen seal tööd, lapsed jooksevad ringi, me sind ei tülita, me hoiame distantsi ja kõik. Siis tuli järgmine ja niimoodi see natuke toitis, siis hiljem hakkas lätlased, leedulased käima, sest autoga saad ikka kuidagi sõita, eks, ja siis nemad täitsid selle augu ära juba, siis tegime tööd nende suunal, et tulge, et me võtame teid vastu, me ametlikult reklaamida ei tohi, aga me võtame teid vastu. Et see on see kõik see aeg on olnud tegelikult niisugune lõpmatu otsimine kogu aeg, et vaata, et üks asi langeb ära, et siis vaata otsid midagi asemel, aga ütleme see, mis enne Covidit oli, et sul on peaaegu iga päev talvel on mingi kellegi ettevõtte mingisugune istumine, väike või suur või vahet ei ole, et kogu aeg käib inimesi. Et see kultuur Covidi järel ei taastunud. Et pigem tulid need Teamsid ja igast muud internetilahendused pluss see, et pigem ikkagi rohkem katsuti inimesi tagasi saada oma töökohta, mitte ei mindud uuesti väljas ikkagi täna käiakse vähem riigiettevõtted ja riigiorganisatsioonid käivad täna, aga nad käivad valitud kohtades suhteliselt, kus on võib-olla mingi side või kurat seda teab, eks. Et ütleme ettevõtete sellist massilist väljas käimist ei ole, kõik hoiavad täna raha kokku, sest tegelikult igalt poolt ju sul maksud tõusevad, käibed vähenevad, eks energia hind tõuseb, konkurentsivõime väheneb, et sa ei saa tegelikult eraettevõttena laiata, aga siis riik meie raha eest, ütleme riigiorganisatsioon laiab, eks see on tegelikult kurjast, eks, et ei peaks. See me võime oma raha eest teha, aga ei tee ju, eks. Ja see ei saa ju väga kaua niimoodi kesta. See ongi kõige kurvem, et see on ka üks võib-olla muuseumi niisuguse kinnipanemise põhjus, et me oleme selle tundlikus otsas. Meie juurde tullakse siis, kui üle jääb, eks, et kui kõik muud asjad on makstud, aga kui sul ettevõttel läheb raskeks, siis sa ju ei tule siia, eks, sa maksad kütused ära, ostad materjalid, toodad midagi, maksad inimeste palgad, kui üle jääb, siis investeerid, eks. Palju jääb üle, siis teed suvepäevad, pere-eelarvest tegelikult täpselt samamoodi. Et sa tuled siis, kui sul on, ütleme nii-öelda laulupidu on ära vaadatud, folk on ära käidud, AC/DC, midagi veel, ütleme Brian Adams, kes siin kõik on käinud, eks, et kes võib-olla rohkem, Adams tuleb kindlasti jälle, ta käib kogu aeg. AC/DC ei tule ilmselt enam kunagi, eks, see ei ole minu muusika, ma seal ei käinud, aga
laulupeol ka ei käinud, ma tegin tööd, nii et selles mõttes, aga ma näen väga paljusid inimesi, kes käivadki seal ja seal on ka 100 eurot läheb, eks, pluss söögid, joogid, värgid, asjad, nii et arusaadav, et see aasta, ütleme, kui eelarve on tänu maksudele väiksemaks läinud, mis sul kulutada on, sa tahad need asjad käia ja muuseum on ju alati olemas. Siia saab ju alati tulla tagasi, eks, mitte me ei taha kuidagi ära teha, aga vaata, see ongi see, et ja lisaks tuleb tõdeda, meil on käinud koole, lasteaedu. Sealt on mul jäänud mulje, et vaata, auto ei ole tänapäeva noortele enam mingisugune asi. Või ta ongi asi, ta ei ole enam midagi. Omal ajal, kui igas peres ei olnud autot, siis kui kellelgi oli tänaval uus Žiguli, siis kõik käisid vaatamas, rääkimata välismaa autost, mida ju peaaegu ei olnudki. Ega tänapäeva auto ei olegi ju tegelikult mingi asi. No ega ei olegi ja nad on kõik ühesuguse ja kõik need sellepärast ongi, et tegelikult noorte jaoks see niisugune, ütleme, natukene selline idealiseerimine, et vaata, kus vanasti oli äge, me ise ehitasime autosid ja pigem on see suhtumine, et mingid nõukogudeaegsed asjad, mis siin pole nõukogude aeg on siuke paha, et mis mõttes te oskasite siin midagi teha, et elu hakkas ju Skype'iga peale. Ennem seda ei olnud ju mitte midagi, eks. Ja et maailma üks kõige suuremaid vormelitootjaid, siis on mingi, mõnel hakkab sädemek. Kas tegite midagi veel, enamus siin on tehtud Eesti või palju sellest. Aga see teadmine puudub ja mulle tundub, et täna ajaloos, ütleme, kus peaks ju tegelikult seda ka nõukogude aega ikkagi ju, ütleme, et Eesti Vabariigi lõpust uue Eesti Vabariigi alguseni oli 51 aastat. Et seda aega peaks ka, et vaata, kuidas me leidsime lahendusi kõige selle raskuste sees. Inimesed tulid Siberist tagasi ja hakkasid uuesti oma elu üles ehitama. Mitte ei irisenud, et kui raske on, nad tegid asju. Joala ka, ütleme, laulukarjääri keelati sul ära, eks, sa hakkasid treima. Et eestlane on töötanud peaga ja teinud asju väga hästi, et see ongi see, mille tänu, ütleme, see võidusõiduautot tegemise kogemus oli kindlasti üks, mida sai iseseisvasse riiki võtta kaasa. Meil on võidusõiduautosid teinud, me ei konkureeri nendega võib-olla maailmas, aga me tegime midagi muud. Tegelikult need inimesed on ju ainuke asi, mis sa saad võtta kaasa, mis sul ära ei kao. Täpselt, ja see kogemus ja võidusõitja, keskmine võidusõitja nõukogude ajal oli ju see, kes ise kätega tegi, sest kes oli jõudnud liidukoondisse, siis tehti tema eest, eks. Või võib-olla ka vahel mõned tegid ise edasi. Aga et alt poolt, kui sa tuled, sul ei ole mehaanikut, sul ei ole midagi, sa oled ju ise endal mehaanik, sponsor, sponsor on võib-olla isa, eks, toiduteadlane, mis iganes, kõik asjad ise, mingit tausta ju polnud. Ja sellega sa õppisidki tegema tööd, sest see oli su konkurentsieelis. Jah, täna see on ju samamoodi, kui täna tahab võidusõitja jõuda eestlasena kuskile maailma areenile, siis tal peab olema midagi muud kui Ameerika turg selja taga. Jah, paraku küll. Sa pead erinema kuidagi, sul peab olema midagi, mida suure riigi võidusõitjal ei ole. Ja see, meie oleme selleks nagu leidnud ongi see, et me teeme sitast saia. Me teeme ilma tööriistadeta sama töö ära või me teeme vähemate vahenditega sama töö ära, mille jaoks võib kulutada ka väga palju raha. Et see Eesti tegelikult on võidusõidu riik ja selles mõttes selle muuseumi tähtsus on nagu tähtis osa sellest ikkagi. Tähtis osa sellest. Ja minu arust isegi kui siit uksest enam sisse ei saa tulla, siis see muuseum istub seal tooli peal tegelikult. Kogu see teadmine, kogu need lood. Ma ei tea, kas Eestis on mõni teine inimene, kes Eesti võidusõidu ajaloost nii palju teab kui sina. Ma ei ole statistikas üldse tugev. Ma arvan, et siin on piisavalt neid, kes oskavad neid aastaarve palju paremini. Ma olen lugu kirjas kuskil. Aga lugu, täpselt seda lugu ka rääkida, nii et sa tahad seda lugu kuulata ka. Et enamus need, kes statistikat teevad, nad ei ole ise sõitnud, nad ei ole üles kasvanud selle sees. Et see, ma arvan, sellepärast... Nemad ei ole 4-aastasest saati. Jah, täpselt, sellepärast see muuseumi projekt ilmselt elus meie juurde tuligi ja hiljem elu tõi siis nii-öelda selle Riigikantselei autobaasi ja Silveri projekti, mis siis tõi raha ja selle raha ma siis kulutasin siia rõõmsalt ära, kõik, mis ma olin seal teeninud, ega midagi suurt üle ei jäänud. Nii et selles mõttes nagu asjad liikusid nagu õiges suunas ja ma arvan lihtsalt, et täna on see tähelepanu osa on oma töö ära teinud, eks. Et ma ei oska öelda, palju on võidusõitjaid tulnud, ma tahaks loota, et rohkem on tulnud kätetöö õppijaid.
Ma lastele räägin ka, et tegelikult vaat, kui te oskate niimoodi teha siin keerata, et AI ei hakka kunagi radiaatorit vahetama, sest tõenäoliselt need robotid, mis suudavad nii-öelda sellest rootesest pasast midagi välja mõelda, eks, ja sealt kuidagi kokku panna ja seda situatsiooni adekvaatselt hinnata, neid ei ole veel leiutud, ilmselt niipea ei tule ka, vaata see inimmõistus ja improviseerimisoskus. Just. Ja empaatiavõime teinekord, et vaata, see on see, mis inimestel on, robotitel ei ole. Järelikult täna, ütleme, peale kasvavate laste hulgas, ütleme, kui 20 aasta pärast nad sisenevad tööellu, kui nad oskavad kätega töötada, siis nad on kõvemad mehed tööturul kui IT-mees, sest IT-oskused liiguvad sinnapoole, et ongi AI, eks, ja kõiki asju ütled ette, midagi teeb. Aga sa ütled, et tead, paranda seina pealt toru ära. Sa ei jõua kõiki asju ette öelda. Ei jõua ette öelda, täpselt, jah, et sa lähedki ja siis paned niimoodi juba alateadlikult ja vahepeal mõtled, teed skitsi, siuke Stukovina on vaja, eks. Tagumiku tunnet ükskõik, mis robotile või AI-le sa ei õpeta. Täpselt, jah. Sama vedrulugu, kui punane see vedru peab olema. Ja sa ei pea alati mõõteristad, kõik asjad, see võib ju eksida. Et sa niisuguse nagu tunnetuse ja oskuste ja need oskused kaovad ära, sest ega täna head restaureerijat leida juba raske. Et on veel mõned firmad, mis teevad, nad töötavadki väljapoole, sest Volga restaureerimine sellisel kuul ei tasu ennast ära, sest ta on ikka Volga. Ütleme selles mõttes, kui restaureerides tuleb võtta Alfa Romeo, Ferrari või midagi niisugust, mis on kägarsse sõidetud vana, mille hinnad on võib-olla seal 500 000, 1 miljon, 2 miljonit, 4 miljonit. Sa teedki seda 5 aastat ja sa saadki sealt oma korraliku marginaaliks. Volga on ikka väga heas seisus, võib-olla 10 000, 15 000, 20 000, kui sa paned sinna sisse võib-olla 100 000 tööd, eks. Et selles mõttes see väljapoole töötamine on nagu õige, aga see viib jälle hinnataseme üles, et siis niisugust vanaisa autot, ütleme, kellelgi tellida või lasta teha täna on juba keeruline, eks. Ja sama asi, et koha peal ei öelda väga hinda. Need profid, kes teevad väljapoole tööd, need ütlevad ka, sest seal on number nii suur, et kas ta on nüüd siis 500 000 või miljon mingisuguse ägeda auto tegemisel, ütleme, selles suurusjärgus, et paned 50 otsa, sa lepidki kokku mingi tolerantsi välja, eks, et see ei mõjuta nii palju, peast teed hästi. Aga kui sa väikest asja või sellist kodumaist autot teed või Nõukogude Liidu autot, siis ta paneb töötunde sulle kirja ja lõpuks see läheb juba nii-öelda hind läheb nii kosmosesse, et see on, kunagi ei tõuse selle auto turuväärtus nii kõrgele, kui palju on sinna pandud raha. Emotsionaalselt tõesti vanaisa auto teeme ta korda, eks. Meil on siin ka mõningaid masinaid, kuhu me oleme pannud emotsionaalselt palju vahendid sisse, et lihtsalt teha ja lõpuks tegelikult, see on kõik õpetanud seda, et ühel hetkel tuleb see lõike tegemise oskus on tegelikult, ma olen elus mitu korda nagu tõsist suunda muutnud, nagu ütlesin, see Silveris, see oli siuke õrn autospordiliiti Amtel ja ühel hetkel peadki ütlema, et ma nüüd olen nagu väsinud, sa pead minema enne, kui sind hakatakse saatma, et kuule tead, et saaks just lahti. Mis sai siis siin selle majal nii-öelda selleks otsustavaks? Klaas täis sai, kus üle hakkas ajama? Eks see on olnud selline pikk protsess, hakkan võib-olla kõige pikemast peale, et aastal 2013 me tegime siis Nissi valda, tegime taotluse hoone sihtotstarbe muutmiseks. See oli Katlamäe, eks. Tänase päevani Katlamäe, ta oli ainult 12 aastat. Hiljem, kui ta oli valmis, aastal 2017 tegime uksed lahti, tegime taotluse, siis oli veel Nissi vald, teeks nüüd ära. Siis hakkas kummi venitamine, ei me ikka ei saa ja Päästeamet nii ja Päästeamet naa ja mis nõuded ja asjad ja et aidake, näidake meile, kuidas seda, et kuidas me saame kiiresti, me oleme ta nüüd valmis saanud, me teeme lahti. Ei tee ikka lahti või teha, ma ütlesin, et inimesed tulevad uksest sisse, et me oleme aastaid rääkinud, et me teeme, nüüd inimesed näevad, sõidavad mööda, et näed, siin on valmis. Ei tee või teha, siis ma lõin käega, et me teeme lahti lihtsalt. Kõik. Tulge ja ütelge, et ei või, et me oleme eradirektooriumil ja tõesti on omad seadused ja kasutusluba ja kõik. Loomulikult terve mõistusega vaatad, kus tule kustutid, kus midagi, kus on evakuatsiooniteed, kõik niisugused asjad. Ja siis see kumm hakkas venima, see kumm venis edasi. Saue valda ka, kui vallad ühinesid, eks tekkis see suur vald. Meil oli lootus, et võib-olla siin saame kohe kiiresti need küsimused lahendada, aga need küsimused ei ole lahenenud tänase päevani. Aga ometigi on ju
Momu saanud erinevaid igasuguseid tiitleid, turismi asju ja ta on ikkagi nagu paistnud oluliselt rohkem silma siin teistest sarnastest projektidest. No seda küll jah, et ega ütleme, mitteformaalsed organisatsioonid on ju jaganud tunnustusi ja nende üle mul on väga hea meel, ütleme see olümpiakomitee spordihinge nagu see auhind, see tegi hinge väga soojaks, see oli ju oligi vahetult peale avamist ju tuli 18. aastal, nii et see oli nagu tore ja Kaubanduskoda ja kes on, et kellel justkui polegi nagu olnud mingit kohustust midagi teha, Saue vald jagas ka kapaplaadi peal mingid kingitused, küll te olete kihvtid ja Harju aastategu ja mingid niisugused asjad, need on hunnikud. Aga võtta see on ka tore, et see keegi on pannud tähele ja kõik, aga võtta tegelikult ootaks seda, mida me ka omal ajal vallas, siin Nissi vallas, kohtudes volikogu ja vallavalitsusega ju mul oli 2 küsimust, et kas keegi tahab ise siin midagi teha ja teiseks, et kas te aitate meil paberid kiiresti teha, et enne kui me veel ei jõua isegi mõelda seda, teil on juba paberid olemas meil. Jaa, kõike saab ja meil ei ole huvisid ja loomulikult aitame paberid teha, aga see ei ole reaalselt niimoodi läinud. Et seepärast ma ka ikka raadios soovitasin, tähendab, kui küsiti, et mis on nagu soovitus kohalike omavalitsustel, kui keegi tuleb teie kohta, ükskõik kust ta tuleb, võib-olla tuleb ka maakohast, investeerib, tahab midagi teil seal teha. Et siis võtke ta tänuga vastu, aidake teda, et aidake just sellega, et mida te saate aidata, mitte raha, keegi ei tule kusagilt keskusest ei investeeri, ütleme mingiks tootmiseks või mingiks, ma ei tea, hotelliks või ka kortermajaks või muuseumiks, selleks, et nüüd te sinna panete raha sisse. Neid projekte on ka, kus sa teed sotsiaalset tööd, mida me ka hulgaliselt tegime. Et sinna on võib-olla vaja aidata, et teed mingisuguse raja, et kus noored saavad sõita. Ma ei tea, ruladega sõitmiseks mingi asja või mida iganes, eks, et seal on ju see, et sa tood noored tänavalt ära, neil on tegevust, nad ei tee lollusi. See on ju sotsiaalne küsimus ka ja sellesse võiks ka vald panustada, et sellistesse projektidesse suhtuda mõistlikult. Kui raha üldse ei ole, siis raha ei anna, aga aitate paberit teha, et see ongi kõik korras ja vaatate üle nii-öelda terve mõistuse vaatest, mitte nii, et mis on seaduse pügalad, mis võimaldavad sind peetida. Ja peetimisega lõpebki see, et lõpuks saab sellel, keda siis nii-öelda kogu aeg surutakse. Kui palju me täna ju kuuleme, kui palju pannakse selliseid maal tegutsevaid ettevõtteid kinni. Erinevatel põhjustel, ma ei ütle, et igal pool on selline probleem, aga see siin on, kas või ütleme, Plagu eest maantee ääres muuseum peab maksma reklaamitasu, mida ei maksa ka Tallinnas muuseumid. Saue vallast tuleb maksta. Me oleme ääremaal tegelikult, edasi on Läänemaal, me oleme Harjumaa ääremaal. Sellest hoolimata see tundub olevat nii suur business, et seda tuleb nagu reklaamimaksuga maksustada, eks, et need on niisugused asjad, mis nagu võtta sa mingi ajani vaatad nendest üle, ega see pole meile sanktsioone kaasa toonud ja kõik, aga see aasta nüüd oli, et COVID-i tagajärgede likvideerimiseks ette nähtud fond, sealt me saime 20 000 eurot eraldise, mida me kasutasime ilusti ära 2 aastat tagasi PEIast. Nüüd tuli siis Euroopast küsimine, et miks muuseum asub Katlamajas. Ja Katlamajas ei saa olla muuseumit, nii-öelda Brüsseli vaatus. Ilmselt see on ka mingit pidi õige, et see raha ei kuulu välja maksmisele. Me oleme kulutuse teinud, okei, see ei aja meid maali. See, et me esitlesime ka, et umbes 4 sellist suunamuutust ja ütleme niisugust raskust, et küll me sellest tuleks ka täna välja, aga tead ausalt öeldes ütleks niimoodi, et lõpuks elame heategevust ei taha enam teha, et need, kes on pandud kuidagi moodi ju rahvast teenima, nad pigem justkui teenivad iseennast, eks nad naudivad seda, mida sa teed, et see on justkui ka nende töö, tänu nendele, et nad on, siis on see siis töö on meie oma. Ja siis on meie oma, kui sa oled hädas, siis oled sa tegelikult üksinda. Et need on niisugused asjad, ilmselt selleks saaks veel üle ja veel üle ja veel üle, aga võtta lõpuks on, mõtlen, et ongi, need etendused on selleks korraks lõppenud. Sellisel kujul. Jah, sellisel kujul on lõppenud. Ja, nii et... Aga ma arvan, nii nagu ma ütlesin, see muuseum on ju istub seal tooli peal. Et kuskil, kui ma peaks praegu panustama, siis mina panustaks, et mingil kujul kuskil kohal, kus see on oodatud, see projekt, siis seda
etendust saab veel nautida? Ma ütlen sulle, kus kohas see on oodatud. See riik on siit ida pool. Hästi ebapopulaarne ütlemine täna, aga seal on muuseumid, kus meie tegevust hinnatakse tegelikult. Nii julmalt, kui see täna ka ei kõla. No me oleme aidanud mitmetel Venemaa muuseumitel leida asju. Oleme ka oma eksemplari sinna müünud, mida meil on olnud palju, sest nägemus on olnud suur, nii nagu meilgi. Ja tundub niimoodi, et seal on ka lastud teha. Seda on hinnatud kõrgelt. Jah, tõesti, tegijad on ka, ütleme, Forbesi edetabelis kusagil näha. Ja täna, ütleme, sanktsioneeritud kujud. Aga nad teevad suuri asju. Nii nagu Voldemorti kohta öeldi, et hirmsaid, aga suuri asju tegi, kui Harry Potterit tsiteerida. Et selles mõttes nagu, see on selline halb mõte, aga võt seal osatakse hinnata niisugust asju. Nad ei osanud seda hinnata umbes 20 aastat tagasi. Me kohtusime erinevate muuseumi tegijatega ikka võidusõitudeks, kui hakati laadadega võidu sõitma siin Pikernikis ja erinevate meeskondadega ja siis nad vaatasid alguses suurte silmadega Estoniaid, mida tol ajal võistles historikusarjas väga vähe. Mis asjad need on ja mingid Eestis tehtud, Eestis on tore, aga aga Nõukogude Liidus tehtud sõbrad, et see on meie ühine ajalugu. Sain nad lõpuks Sahaloo lattu, siis meil veel siin, võib-olla tegime juba töid, võib-olla veel ei olnud, me olime Sahalool. Oli üks ladu vahepeal. Nad tulid vaatasid, sa kurat, kus on asjad, ja siis pärast tegid pildid ja pärast tuli nimekiri, et vaat, pakige sisse ja saatke teele. Saatke arve. Ütleme, et nii ei lähe, et need on suhteliselt haruldased asjad, aga me võime teile leida midagi veel, me aitame teil otsida, mis on väärtuslikud asjad. Ja nad hakkasid vähehaaval sellist võidusõidu ajalugu omal avastama. Et seda me oleme aidanud neil teha. Loomulikult sealt tuli ühesõnaga see komakoha tagant kusagilt need miljonid, mis tulid siis igasugust asjade ostmiseks, küll tanke, küll lennukeid, mida nad on kokku ostnud. Ja juba ägedalt eksponeeritud. Kahjuks ei jõudnud enne sõda seal ära, ja nad kutsusid avamisele küll, aga Siberisse ikkagi pikk tee sõita ja ütleme, et siis juba olid suhted ka nagu nii ja naa, mitte nüüd selle konkreetse seltskonnaga, aga Venemaaga, et kas see on see koht, kuhu tahaks minna ja paar nädalat seal veeta ja küll seal oleks kätel võib-olla kantud, aga siin oli tegemist ka nii, et jäigi käimata, võib-olla kunagi saab, aga et seal on tõesti väärikas, UGMK muuseum, selline Ekaterinburg, see on tõesti äge muuseum. See on maailma üks suuremaid tehnikamuuseumi, need Sinsheim on selle kõrval ka nagu täiesti. Ma ei oska mastaabi täpselt öelda, aga autode nagu esitlemiseks ehitati 5-korruseline vana mõisamaja stiilis siuke hoone, seal vist mingi 10 000 ruutmeetrit kokku autode jaoks, pluss veel eraldi tankid ja laevad ja lennukid ja sõjatehnika ja see on ikka tohutu suur tegelikult. Võib-olla on ta Sinsheimist väiksem. Rakette minu teada seal ei ole ja Concordi ja Tu-144 ei ole, aga minu arust vist Buran, see on nüüd Nõukogude vaste Shuttle'ile. Selle nad vist leidsid kusagil Kasahstanist üles ja see vist on sinnapoole kas teel juba. Venemaalt ei saa enam niimoodi infot, et kes infot vahel jagab, siis selle poolt infot ei taha kuulata, sest ta räägib liiga palju siukest poliitilist juttu ka juurde ja teised, kes väga oleks mõistlikud, nad väga ei võta sõna ja nii, et ma ei tea täpselt, mis on seis, aga et nad teevad väga tõsiselt asja, nii et ma tean, et see ei kõla jälle täna kuidagi positiivselt, et sealpool keegi võib midagi tõsiselt teha, aga on need, kes teevad. Ilmselt nad on ka kuidagi seotud ju riigiga ja kuna nad on sanktsioonide all, ütleme sealt mingid inimesed, aga need, kellega me oleme asju, nendega me ikkagi kirjutame aeg-ajalt nii-öelda SMS-e. Võib-olla see neile mõjub ka kahjulikult, võib-olla mulle ka veel hetkelt, miks sa kirjutad nendega, aga kui ta on inimene, kui me ei räägi üksteisele sõjakoledustest ja asjadest, me räägime inimlikke asju, arutame muuseumi asju, nii et see on nagu tore, nii et mul on olnud hea meel ka nagu nendega koostööd teha tegelikult, ütleme ausalt, sest nad on osanud seda hinnata. Et selle tõttu see mõte, et kusagil mujal see kõlab kuidagi nagu ohtlikult natuke. Ma tegelikult võin üle asja rääkida, see mujale. Enne kui me siia tulime, kui oli selge, et Kalevist ei loo, siis ma sain huvitava pakkumise Itaaliast. Villa Nuvolari. Eks enne sõjaaegseid ja peale sõjaaegseid üks suuremaid maailma võidusõitjad oli Tasio Nuvolari.
itaallane, see tema legendaarsed sõidud, kuidas ta võitis nõrgema autoga ja mis ta kõik tegi ja ühesõnaga nii-öelda Itaalias ütled selle nime, siis on kohe, siis oled kohe sõber, et sa tead nende juuri. Kõvem mees kui ühesõnaga ükskõik, kes hilisem vormel ühe sõita, et Nuvolari perekonna iidne mõis, kusagil vist oli Monsaraja lähedal. Ja keegi kusagilt, kuna me ka otsisime kohta, ma ei tea, kuidas need italianod mind leidsid. Võib-olla guugeldasid, vaatasid, et kes võiks selle vastu huvi tunda, et matku äge asi, et kas te ei taha sellest midagi teha. Hind oli vist 1,5 miljonit. Suur võimas. Niisuguses mitte heas seisus võib-olla eriti. Ega ma ei käinud vaatamas loomulikult. Pidasime kolleegidega nõu, et tegelikult kurat, kus oleks äge. Aga ütleme, mis meid nagu pidurdas, Itaalia seadusandlus, Itaalia keelt ma ei jaga, tehnilistest tekstidest ma saan natuke aru, aga jagades inglise-saksa keelt, siis tegelikult ladina keel ja kõik sealt on ju tulnud paljusid asju. Aga niisama plädiseda, ütleme, või juriidilist keelt räägida, oi jumal. Kui Eesti muinsuskaitseseadus vahel on niisugune nii ja naa, siis Itaalias see kumm venib. Ja ma olen võõras, et võõralt tuleb alati, lollilt ja võõralt tuleb raha ära võtta, nii et see nagu pidurdas. Ja teiseks, vaata itaallastele, hea küll Lada, see on Fiat 124. Selle mootor Estoniad veel on söödavad, aga et nendel oleks äge, siis peaks seal olema ka paar vormelühte. Itaalia lipu peaks olema. Ja, siis peaks kusagilt Nuvolari auto otsima, mille hind on võib-olla 5 miljonit või midagi niukast, kui üldse müüakse, eks. Ja veel ütleme, Agostini lugu, eks, ja kõik niisugused asjad, eks, et Agostinil on oma muuseum, ega ta ilmselt ei tule ju sinna, eks. Võib-olla oleks tulnud ka. Ei tea, ma ei oska seda öelda, igal juhul jõudsime nagu lõpuks järeldusele, et enamus, mis meil oli olemas, et see neid nii ei kõneta. Aga 30 kilomeetrit Monsast. Kogu aeg ju toimub mingi elu. Sul on seal ümberringi mingid ilusad viinamarja istandused. Et see, et me ei tee mamuaeda, me teeme nii-öelda Nuvolari veini, eks. Selle pärandiga lähme edasi. Selle nime all, see on nagu, oleks oma muuseumi nimetanud Nikolai teise nimega. Siis oleks olnud pool Venemaad siin kohal, eks. Pühendatud Nikolai teise mälestusele näiteks. Mingi siukse jura, eks. Et see oleks olnud võib-olla hoopis elujõulisem projekt. Aga lõpuks ikkagi inimene on mugav, eks. Vaatad selle lähed, siin on ka siuke hoone. Põhimõtteliselt küll, jah. Et see oleks tähendanud tegelikult kogu elu, kõik lapsed Itaaliasse, olekski nemad kasvanud itaallastena. Et ma ei mõelnud seda nii lõpuni läbi, ikka juba eespool hakkas tekkima neid nagu niisuguseid põrkekohti, et tegelikult ikka nii palju on keerulist ja nii palju on vastamata küsimusi ja kas seal nüüd kätel oleks kantud, see kohalik omavalitsus on ju seal ka olemas, eks, kes on ilmselt rohkem korrupteerunud kui meie omad võib-olla ei ole korrupteerunud, nad on lihtsalt raske öelda, ma ei tea motiive. Pigem oled ju ikkagi uhke ka nende samade inseneride üle, keda sa nägid seal 4-aastasena, kes neid Eestis tegi, on ju. See on ju Eesti lugu. See on Eesti lugu, et seal see lugu hajub kuidagi, et seal seda kedagi juhitas Eesti, seal on Sovet Union, oleks märk. Need samad Serpuhovi masinad, Agostini konkurent, jälle, sa pead leidma lugudes linke. Et me oleme siin ka neid linke otsinud, et ütleme, vene gruppidele räägime ühtesid lugusid natuke, mida nad mõistavad lihtsamini. Ütleme, Budjonni lugu seotud Estoniate ajalooga, see läheb neile peale. Eestlastelt küsid, kas te Budjonnit teate? Ei tea. Ja siis ma ei räägi teile seda lugu. Seletada seda, kes ta oli Nõukogude süsteemis. Siin ma räägin ise 2 tundi kõigepealt sellest. Vene gruppidele läbi selle ma seletasin Georgi risti olemust, Georgi lindi olemust. Nemad ei kanna Georgi linte. Nemad kannavad austuse ordeni linte. Ei, orden Slaavi. Slaava on auorden, mis asutati Teise maailmasõja ajal selleks, et tõmmata nagu paralleeli sõduri vapruse eest 3 astet, aga mitte rist, aga 5-nurk. Aga lint on sama. Nad ei kanna Georgi linti. Nad kannavad auorden ja nad kuulavad silmad punnis. Ja teame sellist ordenit, vanaisel oli. Aga kust te teate seda? Kust te teate, et Budjonnil oli 5 Georgi risti? Üks võeti ära, sest ta sõitis esimese maailmasõja ajal, sõitis ohvitseril lõuga, pandi seina äärde. Lastakse maha.
Ja siis tuli kõrgemad korraldused, aga see on ju Georgi risti kavaler. See on ju vapper sõdur, eks, sõduri vapruse eest saanud selle, võtaks rist ära, las sõidib edasi. Ta teenis 4 tükki tagasi ja temast 4 Georgi risti kavalerist oli, tähendab, selline reegel, et tsaari perekond tellib tuntud vene kunstnikult tema portree, nii et Ilja Repin tegi Budjonni portree. Vene inimesed kuulavad, nad ei ole kuulnudki neid lugusid, neid taustalugusid. Nemad on kuulnud oma seda ajalugu sellist lihtsustatud sirget, kas nagu koledat natuke. Seal taga on tegelikult inimesed, Budjon ei olnud väga suure veresüüga, ta ei olnud verejänuline. Ma sain, ütleme, üks huvitav lugu oli, mul oli muuseumi ööl vene grupp. Ma rääkisin seda lugu. Üks mees tõstab käe, ütleb, et minu abikaasa on, mehe nimi oli vist Ivanov, siis ta oli Ivanova Budjonni või midagi niisugust, Budjonni Ivanova. Et seal on nagu peres säilitatakse selle väejuhi perekonna nime nii-öelda järeltulijatega naistel. Ta oli vist venna järeltuli või kuidagi, ma ei mäleta enam sidet, aga ütlesid, et meil on kodus üks väga vahva pilt tema, suur foto, seina. Et kas te tahate koopiat, me teeme sellest koopia teile. Tegid saats, ma mõtlesin, et see on siis nõukogude aegste ordenitega, siuke paraadportree. Ei, see oli tehtud temast elu lõpul, nõukogude ajal juba üleni hall kõik ja tal oli seljas lihtne selle sõduri gimnastjorka, eks ole, see nagu see kraenööpidega siuke sõduri bluus ja tal oli 4 Georgi risti. Tähendab, tema nii-öelda nooruses võidetud autasud, mida ta elus hindas kõige rohkem nõukogude ajal, öeldi, et neid võis kanda nõukogude ordenitega koos. Tal oli rind ju täis neid ordenit, ta oli ju nii kõva teenetega mees, aga tegelikult hinge läksid talle, need just. Seda pilti nõukogude ajal, seda ei ole kusagil avaldatud minu pealt. Me ei jõudnud seda üles panna enne hakkas sõda peal. Kas teile pildi taht välja panna? Et tegelikult tema ja maailma teise kosmonaudi German Titovi roll Estoniate loo jätkamises oli ääretult suur. Moskvitsi tehas tahtis seda tootmist üle võtta 60 aasta keskel, kui tehas pankrotti läks pärast. Ja need 2 meest aitasid välja. See on pikk lugu. Täpselt selline lugu, mida ei ole nagu... Ei kuule seda mitte Eesti gruppidele seda väga harva räägin, sest kui ma küsin, kas teate, kes on German Titov, siis mõni hakkab rääkima hokimängijast, tõesti selle nimeline on. Maailma teist kosmonauti ei mäleta. Gagarin oli kogu maailma kangelane. Nii nagu Armstrongi. Ütleme, Armstrong ei olnud Nõukogude Liidus väga kangelane. Väga ei räägita. Öeldi, et käis kuu peal, mingi mees käis seal, Armstrong. Aga Gagarin oli kahtlemata ka kapitalistliku maailma kangelane. Ikkagi esimene, väidetavalt ikkagi esimene. Ja Titov samamoodi, ta oli küll number 2. Tegelikult oli tema favoriit. Ja mitu põhjust. Aga tema oli see mees, kes siis Eestis käis ja Estoniate tootmise aitas välja tõmmata, kuna ta kostis meie eest siis Marssali, Marssal oli Dossafi ehk siis vormelautode tellija aseesimees ja see siis tuli õigele koosolekule ja kraksatas ja Estoniat tehtigi edasi. Moskvitsi tehas jäi pika ninaga. See on väga äge lugu. Natuke asjaosalised räägivad seda erinevalt, aga laias laastus oli ta ikkagi umbes sama. Ja, sinuga võib need lugusid jäädagi siia rääkima, et neid ainult tuleb, nii et aga jah, et see Momu muuseum on veel lahti 31. augustini. Nii et kes tahavad nagu vähegi osa saada sellest, kui äge asi meil siin Eestis olemas veel on, et tulge seda vaatama ja eriti äge, kui saate veel Arnoga vestelda ja tema teile neid lugusid räägib. Seda saab natuke kauem, et tegelikult me oleme üksikkülastusteks, lähme septembri algu või nüüd augusti lõpus kinni, aga et gruppe meil tuleb veel oktoobri keskpaigani, nii et pange punt kokku ja suhtleme momu.momu.ee ja siis saame rääkida neid lugusid. Nii et pärast hiljem ilmselt siis läheb juba jahedaks, me hoiame kulu kokkuhoiu mõttes, hoiame hästi madalat temperatuuri, et metalli hakkaks oksudeeruma, aga siis on nagu jahe ja siis enam nagu ei taha, ja kevadel me ilmselt elame. Samas, kui meil siin veel on midagi näidata ja aed ilmselt käib veel mõnda aega edasi, ega me ei hakka seda aeda ju maha põletama, eks see veel jääb. Ilmselt muru niidame ja kuni siis hoone saab endale uue elu, nii-öelda 4. elu siis meie järel, nii et siis läheme meie välja ja siis tuleb keegi teine asemele, et vaevalt, et nüüd keegi muuseumiga tuleb, et ilmselt millegi muuga.
võib-olla tulevad siia korterid, võib-olla midagi, hakatakse granaate tegema. See on täna päevakorras või tanke või mida iganes, kõik need igasugused tõstevahendid, asjad on olemas, nii et siin saab igast asju teha, nii et loodan, et vald järgmisel korral siis nagu võtab mitte käte vahele kohe, et küll on tore, et te siia tulite, aga ütleb, et näed, siin on teil see paber, siin on teine paber, kohe kirjutame kõik alla, kohe hääletame poolt, kohe on teil kõik valmis. Äkki nad ootavad, et saaks uuesti katlamajaks teha, sooja hakata tegema. Nad on vahel öeldud, et miks te turvast jälle ei põleta ja kõik, aga turvast Euroopa Liidus põletamiseks ei tohi kaevandada, nii et selles mõttes see on juba äälõigat, siia midagi muud tuua, et hakkame siin õliga kütma. Kui siia teha biogaasireaktorid, jah, see võiks olla täiesti teema, eks. Teha kombijaamad, et toota soojust turbale ja samas elektrit kõrvalt turbale. Lokaalselt ülekandeliine justkui on vaja, et sagedust hoida, eks, aga seda saaks lahendada. Miks biogaas tegelikult nii ruttu kõrvale lükati, seda ma ei tea. See oli ju 10 aastat tagasi, nii et kõik autod hakkavad sõitma ja kõik need nii-öelda kombikatlamajad ja kõik biogaas ja siis selgus äkki ühel hetkel, et meil ei ole biomassi nii palju, et on siis või ei ole, see on nagu puidu maha võtmisega ja kõik asjad kuidagi nii, et hurraa ja siis on pärast selgub, et ikka päris ei ole nii hurraa, aga keegi on juba sealt oma vahendid välja võtnud nendest europrojektidest, eks ja kas ta on seda investeerinud Eestisse tagasi, see on juba ise küsimus, nii et kurb on nagu see, et Eestis energiahinnad ja kõik asjad, et me tegelikult liigume ära nagu selliselt oma riigi positsioonilt, et me teeme ise ja me oleme siuke tubli riik, et me oleme muutunud siukseks pisikeseks õelaks riigiks väljapoolt vaadates tegelikult, et nagu vaata, me peaks võib-olla Soomest õppima, energiaküsimused on lahenenud. Soome president käib suuri presidente nõustamas, kuidas asju teha. Kuidas võib-olla, ütleme, leppida sellega, et sul on osa tükki ära lõigatud riigist. Ahtisaari ja Kekkoneni, ütleme, valemid. Soomes öeldakse täna, et Kekkonen oli igaveni jobu, et näed, tegi kõik ja ta hoidis riigi ise seisma. Ma ütlen, soomlastel on tegelikult kogu aeg õppinud, täna me suhtume üleolevalt. See on täiesti õigustamata. Nad teevad asju õieti ja nüüd meil on elektri hind olnud kogu aeg liiga odav. Soomlastel on jätkuvalt odav. Tänases päevas, mida nad on teinud õieti, neil on tuumajaam, mis küll kogu aeg ei tööta, aga nad on teinud asju õieti, riik kaitseb oma ettevõtjad selleks, et nad püsiksid maailma konkurentsis ja lõppkokkuvõttes on Soome on edukas ja tubli riik, ei ole kuri riik, aga on ka konkreetne. Aga peale sõja lõppu tõenäoliselt on nendel lihtsam asju ajada ida pool olevatega kui seda meil. Me torgime vahel seal, kus võib-olla meil ei ole selleks volitusi ja jõudu. See on niisugune pisike koer, kes klähvib ja siis, kui midagi juhtub, läheb peremees selja taha, aga kes on see peremees, me ei vaata üles, kes see parasjagu on, tal niisugune pikk tukk või on tal kiilaspea või mis tal parasjagu on, et see on, jutt läheb poliitiliseks, see läheb jamaks, selle jaoks on meil valitud isikud, kes seda teevad. Võib-olla nad teevad õieti, võib-olla mitte. Aga meid puudutavad kõik need otsused tegelikult üsnagi teravalt, nii et need on kõik nagu suunanud, vaata see veeklaas lõpuks on juba tekib kuhi ja siis ühel hetkel voolab üle. Et täna me oleme seal. Tõmbame siis otsad kokku. Igal juhul aitäh kuulamast ja igal juhul Arnole jõudu. Jõudu ikka vaja. tuleb häid ideid veel. Elu läheb edasi. Mida teostada. Ja just nimelt, et tuleb võib-olla midagi muud teha, nii et selles mõttes võib-olla esimese asjana tuleb, ütleme, 1,5 aastat puhates. Kui ma hakkan tagasi vaatama, viimast korda ma puhkasin siis, kui olin mingis 3. klassis, siis edasi on spordilaagrid suvel, siis oli sõjaväed, kõik asjad, kogu aeg töö. Puhkus antakse, lisatakse pensionile, pension antakse postuumselt, eks. See nagu ei ole kõige parem lahendus, mul natuke vara veel, selle mõttes lapsed on väiksed, eks, ma pean need üles kasvatama. Et see on vastutustundetu nende suhtes, kui ma niimoodi jätkan, et nagu märgid olen saanud, et mine nagu rahulikumalt edasi ja tulebki nagu minna, nii et üritan õppida nendest vigadest, nii et